Tere tulemast Kantar Emari turunduspraktikate podcasti Point Plus. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFMi turunduslektor. Tänalised külalised tulevad Salesforce'i partneri Kumultekist Juri Duško ja Taavi Uudam. Tänud kutsumast. Tere. Tänane teema on turunduse automatiseerimine. Muu hulgas me puudutame ka kindlasti kliendisuhteid ja kliendi teekonda ja persoonasid, kuidas tehnoloogiat seal rakendada ja nii edasi, nii et on põnev episood kõikidele, kellel on vähegi selle teema vastu huvi. Ennem kui me teemaga endaga alustame, paar sõna siis teist endist, et Jüri, et kuidas sina sattusid üldse teemaga kokku ja mis aastast sa üldse alustasid sellega? Kuidas ma sattusin nii, et asi algas sellest, eriti nagu see turundusautomaatika põhimõtteliselt nagu kasvas sellest asjast välja või neile nagu tuli nagu lisana juurde, loogilise lisana juurde, aga iseenesest ma olen siis mitte veel nagu üle-eelmisest elust, vaid eelmisest elust nagu Nortali taustaga, kus ma olen siis nagu CRM-i valdkonda juhtinud alates aastast 2011 ja siis ma tegelesin sellest ajast peale juba nagu CRM-süsteemidega ja siis nagu laiemas ka kontekstis nagu mida selle all nagu tänapäeval nagu mõeldakse CRM-i all ja nagu siis meil oli päris mitu erinevat nagu vendorit taskus, eks mitte ainult nagu Salesforce. Nii, ja siis aastas 2015, kui ma ei eksi, et me onboardisime ka turundusautomaatika samamoodi erinevad platvormid, mitte ainult nagu Salesforce ja see oli siis nagu esimene kokkupuute selle turundusautomaatika valdkonnaga, eks. Ja see kuidagi nagu orgaaniliselt, kuna see protsess, see turundusautomaatika või turundus, eriti tehniliselt nii outbound kui ka inbound on väga tihedalt seotud selle müügiprotsessi, klienditeeninduse protsessiga ja üldse nagu kliendi keskse lähenemisega, siis see tuligi nagu niimoodi orgaaniliselt nagu juurde, eks. No ma täpsustan nüüd kuulajale, et CRM, sina arvad, et kõik teavad, mis see akronüüm tähendab, et see on Client Relationship Management, kliendi nagu suhete juhtimine, eks ole, ja nendega seotud platvormid. No Taavi, kuidas sina valdkonda sattusid? Mina juba mõnda aega tagasi proovisin uurida, mis asi on emaili turundus. Siis ma läksin Tallinna Ülikooli ja sa pidasid loengu turundusautomaatikast ja sealt edasi olen nagu erinevate platvormidega töötanud, proovinud ja nüüd olen siis kanda kinnitanud Salesforce'i Marketing Cloudi poole peal. Nii, Kumultek ise sinu loodud ettevõtte, ma saan aru, Jüri, ja sa oled siis Salesforce'i partner, et kuidas see jällegi teekond selleni jõudis, et just Salesforce valitud sai ja mitte midagi muud? Ja küsimus, sa ei ole esimene, kes seda küsib, et selleks on, miks just nagu nimelt nagu Salesforce on ju, et kuna jällegi, et me oleme siis erinevate vendoritega tegusad olnud, eks, siis üks hetk tuli see moment on ju, kus otsustasime, et nagu keskendume nagu mingisugusele ühele asjale ja siis erinevate nagu faktorite koosmõjul sai Salesforce nagu valitud. Et selle taga on ärilisi põhjuseid, selle taga on tehnilisi, tegelikult nagu omajagu tehnilisi momente, miks just nagu Salesforce. Selle taga on ka see moment, kuidas Salesforce ettevõttena ise enda kliente ja nagu partnerid siis käsitleb või nendega siis suhteid üles ehitab. Ja vot nüüd nende siis nagu tegurite koosmõjul, et saigi nagu Salesforce valitud, et nagu, et mis toode ta on äriliselt, tehniliselt, kui kompleksne ta on, mitte keeruline, vaid just nimelt nagu see terviklik kliendi jaoks.
meeldis meile kõige rohkem, arvasime, et see on nagu kõige parem ja niimoodi siis saigi nagu Salesforce. No me täna proovime keskenduda rohkem sellel turundusel poolel, aga selge on see, et Salesforce sai alguse nagu pigem siis just selle kliendi halduse platvormi pealt on ju. Ja sinna ta ei ole ka jäänud, et tal on, eks ole, müügi jaoks eraldi, tal on kommertsi jaoks eraldi, tal on noh, ütleks, you name it, they have it, jah. Et isegi paljude jaoks andmeanalüütiliselt Tableau on nüüd nende juures, eks ole, ja nii edasi, et seal on palju. Ja muuhulgas nendel on siis see marketing cloud, eks ole, mis on selles osas. No jällegi, et selleks, et üldse sellest teemast rääkida, on niisugune kompleksne teema, on ju, et noh, et prooviks võtta ta nagu tükkideks, on ju, et noh, et kui kellel tekib huvi, et et on kuulnud, on ju, et võiks midagi turunduse automatseerimist hakata tegema, see vist ei ole nii, et lähen kodulehele ja maksan mingisuguse litsentsitasu ära ja hakkabki magic. Et võiks öelda või küsida siis niimoodi, et mis need esimesed asjad on, mida kui teie läheksite laua taha kellelegi, eks ole, ja see klient on üks, et ma olen kuulnud ja tahaks teha. Mis küsimusi sa vastu esitaks sellisel juhul? No kõige esimene, ma arvan, et siin selles ei ole midagi uut, on ju, et nagu mida me lahendame. Et nagu kui see Salesforce on lahendus ja kas Salesforce on siis lahendus, eks. Et nagu kui Salesforce on lahendus, mis on siis see probleem? Et kas... Ühesõnaga, et sa küsid ta käest eesmärke, no proovime läbi mängida, et ma istun laua taga, et mul on palju kliente, aga tahan kasvada ka, väga hästi nagu ei ole mul track itud, et mis mul klientidega toimub, pealemüüki on raske teha, eks ole, ja ma ei tea, kas mul on isegi mõlemad olemus, mul on B2B ja B2C, eks ole, erinevad stsenaariumid, no ütlen sulle, mis sa siis edasi ütled mulle? No see ongi siis, et see on väga hea esimene samm, eks ole, see on tegelik väga nagu selge mure, mida nagu lahendama hakata, eks ole, ehk siis iseenesest nagu sa ju ei osta endale nagu süsteemi või Salesforce'i kui sellist, sa ostadki endale nagu selle probleemi lahendust, on ju, ja siis no oluline on see, mis väärtus sa sellest saad. Et näiteks nagu kui sa ütled, et sul on, ma ei tea, 1000 klienti, eks ole, nad on sul Excelis ja nüüd see hakkab juba nagu laiali lagunema, eks ole, ja sa enam nagu ei saa aru, on ju, kellega, millal ja keegi nagu suheldud on ja siis sul on müügimeeskond, eks ole, et kellel on need andmed igal pool nagu lipikute peal, emailides istuvad ja veel kuskil ja mõni nendest nagu müügimeestest lahkub, noh, siis võib-olla jälle nagu selle Salesforce'i onboardimise väärtus sinu jaoks on see, et kui sul on täna nagu käive või müügikäive nende pealt näiteks, ma ei tea, nagu 200 000, eks ole, et nagu mis juhtub siis on ju, kui mõni müügimees ära läheb või sul andmed ei ole nagu läbipaistvad, sa ei saa aru, et järsku nagu 2 kuu pärast sul on sellest alles 50 alles, ehk siis nagu -150. Järsku siis Salesforce esialgu nagu lahendab seda probleemi, et sul ei ole nagu 50, vaid on 250. Aga siit ongi võib-olla hea küsida selle, et kas seal on mingisugune nagu miinimumtase, millest, et sa saadki nagu aru, et see ei sobi mulle, et ma olen liiga väike selleks. Väga hea küsimus, meil on isegi kunagi selle kohta oli artikkel, kas ta oli Postimehes või kuskil ta meil oli, et 10 kõige levinumat müüti Salesforce'i kohta, et üks nendest oligi, et see on ainult enterprise, eks ole, ta ei ole ainult enterprise. Et kas Salesforce'i enda ettevõtte struktuur, kus juures on loodud nii, et on olemas eraldi inimesi, kes tegelevad klientidega, kelle ettevõttes töötab kuni 30 töötajad, mitte kasutajad 30, vaid nagu kuni 30 töötajad on olemas siis nagu 30 kuni 60, 150 ja siis on nagu enterprise. See tähendab seda, et nagu kas nagu Salesforce'i jaoks, kas see nagu see segment, mis on isegi ei ole isegi SMB mitte, eks ole, mis ta on siis nagu pisikesed ettevõtted, eks, et noh, small on nagu. Noh, small on, aga ta on siis nagu mikro on, noh, meie mõttes, eks, et on oluline ja iseenesest ka, kus ma näen jällegi nagu ka Eestis potentsiaali, et meil on see nüüd startupide number per capita ja on Euroopa suurim. Startupid on kõige, noh, üldse nagu sellist ambitsioosikat ettevõtet, kes tahavad nagu kasvada ja nad näevad juba ennast siin mõne aasta pärast, noh, suure ettevõttena ja tavaliselt ka, aga nagu nende jaoks on see nagu väga loogiline valik selle pärast, et nagu sa sellest platvormist ei kasva välja.
ehk meil on kasvab sinuga kaasa see. Kasvab sinuga kaasa ja eks meil on nagu kliente, kellel on nagu 2 litsentsi ainult, ehk siis nagu 2 kasutajat nagu kogu selles süsteemis ja nagu väga edukalt kasutavad. Meil on nagu kliente, kellel on nagu mitusada litsentsi. Et jällegi, et kuulajad, vaatajad aru saaks, et mis selle enterprise'i ja nagu SMB või see väiksema ettevõtte vahe on, eks ole, et räägitakse, et saab kaasas kasvada. Et see tähendab seda, et see, mida suuremaks ettevõttena saad, seda komplekssus nagu läheb suuremaks, eks ole. Sul on palju igasugust erinevaid võib-olla teisi lahendusi, andmestik ja nii edasi, et teatud hetkel, kui sa valid mingit liiki rakenduse, siis ta võib jääda nagu hätta, et ta ei saa kaasa tulla, et see on see vahe, eks ole, kui me räägime. See on see vahe, sul kasvab kõik, kindlasti kasvab andmete hulk, eks ole, sul kasvab ka eelkõige protsessite hulk, et kui sul tekivad nagu kliendid, siis sul tekib ka nagu palju rohkem protsessi, mida sa oma kliendi kohta teada tahad. Või mida sa tegelikult nagu enda ettevõttes juhid. Et nagu alguses võib-olla sa ainult nagu müüd või vastupidi, sa ei müü või sa teenindad kedagi, eks ole, hoopis tükis on ja sa ei müü. Või sa käid kuskil nagu midagi paigaldamas või hooldamas, et ja ka aktiivselt ei müü. Sa alustad hoopis nagu sellest protsessist ja siis näiteks sa otsustad, et sul nüüd tekib aktiivne müügiosakond ja nüüd on sul õige aeg lisaks sellele nüüd paigaldustöödele hakata nagu müüma aktiivselt hakata, eks nagu siis sa selle nüüd järgmise protsessi onboard imine selle süsteemis on siis nagu lihtne. Kas Taavi võib siis õigesti öelda, et mulle meediaagentuurid, ma olen nende käest küsinud, et mis hetkest on nende jaoks nagu klient ja nad hiljuti ütlesid mulle seal võib-olla 50-100 000 võiks olla meediakäive, et siis oleks nagu piisav, et sa kasutad ära mingit seda meediaagentuuri, et siin ma natuke kuulen teist asja, et põhimõtteliselt sa võid ka olla väga väike, eks ole, võtta seda asja kasutusele ja kasvada sellega koos, aga nüüd partneri ütleme roll selle juures, et kas teie jaoks ikkagi nagu mingi ettevõtte suurus on liiga väike, et et see kompetents on teil olemas, aga selle rakendamine on ikkagi nii palju kulukas nagu ajaliselt ja rahaliselt, et see lihtsalt nagu ei tasu ära, et sa pead mingi aeg nagu ise nagu midagi proovima või mitte, või on kohe algusest peale selle 2 litsenziga oleks juba, ma võiks ukse taha tulla. No kui me räägime siis kliendi haldussüsteemist, eks ole, et siis seal selles mõttes võib vabalt tulla nagu 1-2 litsenziga. Et see nii-öelda üles panna, vaadata ära, mis vajadused on ja ütleme, et meie enda portfellis on ka kliente, kes väikse litsentsi arvuga lihtsama paketi pealt ilusti alustavad toimetamist ja see nagu Jüri just ütles, et nad kasvavad koos selle platvormiga ja nad on kohe algusest peale, nad teavad, et kui nad skaleeruvad, tekib rohkem teenuseid, rohkem tooteid, et siis see platvorm ei jää nagu takistuseks seal juures. No Jüri, nüüd järgmine küsimus on see, et oleme selgelt teinud, et meil on hea fit oma vahel, on ju, et see oleks nagu õige lahendus, hakkame tegema. Kas kohe läheb juurdepääs tarkvarale läheb lammutamiseks või? Mis need veel sellised etapid on, mida te peaksite läbi käima, et kus te mingite asjadega olete või? Sõltub olukorrast, aga jah, nagu mida sa alguses ütlesid, on õige, jah, et kohe ligipääs tarkvarale hakkame lammutama. Et iseenesest, et kui protsess on natukene keerulisem või kui mingisugune protsess on ju, mis on, mille kohta me tahame veel kliendiga koostada nagu kraadida, me võime teha nagu proof of concept'i. Aga ligipääs jällegi nagu tarkvarale, eks ole, kui me räägime, et nagu litsents on sul juba nagu käes. See on kohe päevast 1 olemas ja sisuliselt sa ei teoretiseeri siis ikkagi kuskil nagu paberitüki peal, vaid sa nagu teed neid asju nagu kohe süsteemis ja isegi kui see on nagu proof of concept'i või selle katse-eksi meetodil või nagu selle näol on ju, siis ja ta ei pea olema kohe suur jällegi. Aga ma proovin nüüd siin laiendada seda mõtet, et tähendab, et tarkvarad üldiselt tehakse parima praktika pealt, on ju. Selle valdkonna põhiselt või üldse parim, et seal on protsessi kirjeldus, kuidas mingeid asju peaks olema tehtud, need andmeväljad ja siin on natuke erinev on see sama CRM-i ehk kliendihaldus-platvorm või siis turunduse platvorm. Et mõlemal puhul ju tegelikult peaks olema see, et me nagu kaardistame ära, et kas me teeme protsesse samamoodi, eks ole, või tavaliselt Eesti ettevõtted, millest räägivad, neil on mingid erisused, mis on tegelikult tekkinud mis X põhjusel ja nad ei peaks üldse erisused olema.
Et kas see lainimine või nagu viimine nagu selle protsessi mõistest käime läbi, kas me asju teeme nii, kas see oleks üks protsess, mis peaks läbi käidama? See on kindlasti üks protsess, et seda iseenesest me võib-olla ka nagu näitame veel enne seda, kui litsents on käes. Et ja siin peab kohe nagu mainima seda, et mõned protsessid, mis on nagu platvormi peal realiseeritud, nad on juba nagu seal teatud moodi realiseeritud ja sellel on olemas oma põhjus. Et seda me kindlasti tutvustame, seda me räägime, miks see niimoodi on, mis on siis nagu parimad praktikad, miks see niimoodi käib ja mitte nagu teistmoodi. Ja kui me küsime, et kui me kuuleme jah, et meil on siin nagu erisus on ju, või meil on nagu selline nagu erisoov, eriti veel, kui ettevõte on selline, kus on mitu osakonda või mitu riiki. Ja näiteks nagu Eesti toimetab nii, Läti toimetab nii ja nagu Leedu hoopis nagu toimetab naa, et siis nagu see esimene küsimus võib-olla on see, et nagu, et kas tõepoolest on. Et või siis ja et mõned ettevõtted on ennast avastanud, et jah, tõepoolest nagu pole seda vaja on ja et nagu see müügiprotsess, on ta müügi või kliendi teenindusprotsess, ta võib olla, seda võib nagu ütlustada ja sellest saab iseenesest ka nagu palju kasu, sest ta on nagu ühtemoodi. No ma võin eeldada seda, eks ole, et müügiprotsessid on suhteliselt nagu selged ka kõikides osakondades, et võtab ühendust, on ju, see kontakt tuleks sinna kuidagi registreerida, mis räägiti, kõik need asjad on ju, et seal ei saa nagu võib-olla või saab midagi olla väga erisust? Saab, välja arvatud jälle, sa siin mainisid B2B või B2C, eks ole, see võib olla küll erinev, et nagu, et esimesel puhul või nagu esimesel korral, kui see nagu B2B, siis seal on selline nagu klassikaline protsess koos pakkumise ja kauplemisega, eks ole, siis nagu see tehing on siis nagu läheb siis töösse või ei lähe. Kui on see B2C ja klient on ise nagu sinu ettevõtte kohta kõik nagu asjad välja uurinud ja sinu toodete kohta, siis ta iseenesest on valmis nagu tellima, siis pole seda nagu pikka protsessi vaja. Eks sul on analüütika ikka ühes kohas, kõik müügid on ühes kohas, aga protsess on teistsugune. Nüüd, Taavi, kui me võtame nagu turunduse automatiseerimise osa, kas see on ka sama lihtne, sellepärast et nad tegelikult ju tulevad suhteliselt sellise nagu valge lehena, eks ole, need programmid on ja seal võib olla mingisuguseid kampaaniasüsteeme üles ehitatud, aga põhimõtteliselt kas on mingid eeldused, mida see turundaja peab olema ikkagi läbi teinud ennem, kui ta seda üldse saab nagu reaalselt näppima hakata? Ta võib hakata, aga et millest kasu on? Mis asjad on, mida sina nagu nendega räägid ennem? Kindlasti on see, et andmed, et mis andmed olemas on. Kui me räägime automatiseerimisest, siis see on ikkagi andmepõhine. Kliendid, tooted, müügid, transaktsioonid. Tehingud, kõik ja seal hulgas nii siis nii-öelda first party data, aga lisaks sinna juurde ka zero party data, mis tähendab seda näiteks NPS, mis on kliendi enda poolt antud nii-öelda tagasiside. Et kõik selline andmestik on aluseks, et otsustada, mida on võimalik automatiseerida. Nii, kas sa küsid veel midagi, küsid sa sihtgruppide kohta, et kas need on kirjeldatud, kas on pandud kliendi teekond paika, millal üldse midagi peaks toimuma, kas sa need ka küsid ära või neid hakatakse koos tegema või mis protsessi osa see on? Kõige alguses me tegelikult vaatame ikkagi andmetele peale, kindlasti seal üks atribuut ongi see, et kas on olemas kliendi grupp määratud, eks ole. Mõnikord on B2C, aga siis tulevad veel seal alamad tippkliendid, uued kliendid, nii edasi, eks ole. Teine asi, millele peab kindlasti otsa vaatama, on andmekvaliteet. Ja see on selline asi, mis on päris suur väljakutse tegelikkuses klientidel, et andmed oleksid esiteks up to date, eks ole, poleks duplikaate, et kuidas moodi panna see andmemudel niimoodi ülesse, et ta oleks kvaliteetselt kasutatav. Mis on see põhiline probleem, on see, et ka kui meil on kliente, kellega on nagu ülilihtne, sest neil on Sales Cloud, mis on siis CRM, eks ole, on Marketing Cloud ja Marketing Cloud elab nendest andmetest, mis tuleb otse nagu siis müügisüsteemist. Aga on kliente, kellel on andmed täiesti laiali. Ja on ka selliseid olukordi, kus on ettevõttest väljaspool, eks ole. Ja siis seda kogu kupatust kokku panna, integreerida, et neid asju peab ennem teadma ja et sealt maalt edasi on siis nagu võimalik mõtlema hakata, et kuidas ja mida saaks ära automatiseerida. Ma küsin veel Jüri käest seda andmete poolt, et kas Salesforce hoiab Euroopas andmeid või Ameerikas või on see nagu sinu valik? Et kui need kliendid, kes ostavad litsentsi Euroopast, on nendel andmed siin ja Euroopa serverite peale, need riigid on siis
Saksamaa, Holland, Prantsusmaa. No meil on, eks ole, turunduse automatiseerimises nagu rakendusi, kus on Ameerika kesked rakendused, mis ei ole Euroopas, eks ole, mida väga palju kasutatakse, Klaavio ja need, eks ole, kus on lihtne sisse minna ja nii edasi. Ja nende tegelikult üks suurimaid nagu ütleme vigu võiks olla see, et nad ei ole Euroopasse oma andmetsentreid teinud. HubSpot näiteks nüüd on, sa võid, eks ole, valida nii ja samapidi. Ja tihtipeale, kui alustatakse, tegelikult üldse selle peale mõelda, mis vahet seal on. Miks see tähtis on, et Euroopas andmed on? No selles mõttes, et okei, ma saan sinu küsimusest aru, eks ole, aga kui nüüd vastata hästi nagu lihtsalt ja labaselt sulle, tegelikult nagu vahet ei ole, kus need andmed on. Eks nagu oluline, et need oleksid nagu turvalist, eks ole. Nagu muidugi nagu Euroopas nagu mängib meil rolli nagu see meie GDPR, eks ole, mis on nagu Euroopa regulatsioon. Ja noh, et kliendile kas või nagu puht juriidiliselt on see nagu oluline, kus need andmed nagu asuvad. Aga miks ta juriidiliselt on oluline? Proovingi nagu, vaata, et paljude jaoks see nagu selgitada ära, miks on teatud asju vaja vaadata, eks ole. Ja? Kuidas sina ütleks, miks see juriidiliselt tähtis on? Euroopas sa mõtled? Jaa, et ta oleks Euroopas. Sest direktiiv nagu seda nõuab iseenesest, sest nad ei või olla kuskil nagu Ameerikas lihtsalt, ei või. No selleks ole see alusloogika, nii palju kui mina olen aru saanud, on see, et tegelikult Ameerikas olevatele andmetele on Ameerikal juriidiline juurdepääs, kui neil on seda vaja, eks ole. Euroopas see ei ole nii lihtne, eks ole, et ta peaks ikkagi siia pöörduma, et noh, et mitte, et keegi peaks midagi tegema halvasti, aga nii see paraku on ja just nagu sa ütled, et isikuandmed on midagi, mida me peame kaitsma, eks ole, seadusest tulenevalt, siis tegelikult see, et sa nagu ikkagi jälgiks seda, kas su teenuse pakkuja võimaldab sul Euroopas, eks ole, neid andmeid hoida, kui see on Euroopaga seotud äri, siis see on suur tükk ja paljud seda ei võimalda, selles ongi see suur vahe. Ja suurtel tegijatel reeglina on see asi olemas. Nüüd andmetega on veel teine asi, eks ole, et sa ütled, et mis andmed on olemas, no küsimus on selles, kas ka on õigus nendele andmetele. Eks ole, et üks on meie müügiandmed, jah, need on meie omad, aga selleks, eks ole, turunduse automatiseerimises mingisugust kommunikatsiooni teha, meil oleks üldiselt vaja saada ju sellelt konkreetselt inimeselt see kinnitus, consent, et ta on nõus teatud liiki andmeid teatud viisil saama, eks ole. Kuidas see olukord on, et esiteks, Taavi, kuidas te teete selgeks, et selle kliendil see on olemas, kas need on, ma ei tea, füüsilisel kujul allkirjad või on mingites logides või kuidas see olukord üldse on, kas meil on hästi sellega või ei ole hästi? No ütleme, et need kliendid, kellega mina olen kokku puutunud, et siis neil on ikkagi see consent management või nõusoleku haldus on olnud selles mõttes korras, et isegi kui olukord on selline, et me migreerime või toome nii-öelda kliendi andmed siis ühes süsteemist teise, eks ole, siis noh, see, kuidas moodi see nõusolek on saadud, eks ole, et see on seal taustal olemas, sest noh, varasemalt on juba kirju saadetud nendele klientidele. Et meil ei ole sellist klienti, kes tuimalt nagu ilma konsendita midagi välja saadaks, et see oleks nagu noh, et see näitab ka juba küpsuse taset, eks ole, et klient hakkab pöörduma teie poole siis, kui ta tegelikult sellised asjad on välja mõelnud. Muidugi nüüd, eks ole, ma arvan, et veel paremaks asi läheb, eks ole, Google ise juba nõuab eelmisest aastast, eks ole, et kui sa oma asju tahad teha, eks ole, kas analüütikas, eks ole, ja Google platvormidel, et siis sa pead selle reaalse ka, kui sul veebiteel on see banner, et siis see consent peab olema ikkagi reaalne, eks ole, et seal ei ole mingi lihtsalt banner, millele sa vajutad, midagi ei juhtu, eks ole, et tänapäeval need signaalid peavad nagu käima, et võib-olla asjad lähevad veel paremaks. Aga mis sa, Jüri, ütled, kas see, kui sa vaatad, ma ei tea, 15 aastat tagasi, kui te alustasite, kas olukord oli sama või on? Ei, siis keegi ei teadnud, mis asi see consent on. Ja siis nagu tol ajal vist nagu GDPR ka veel ei kehtinud. Et nagu, et siis oli, no aga tol ajal ka nagu kõigile jubedasti nagu meeldis nagu hoida oma andmeid serveri peal laua all. Et see pidi olema kõige turvalisem koht nende andmete jaoks, et täna on see kontseptsioon natukene muutunud. Kas see, et need asjad on nagu pilves, et see ei ole enam kliendi jaoks, Eesti kliendi jaoks mingi küsimus, et peab ikka olema oma serveri ruumis kuskil? Mõne jaoks on, aga seda on nagu ühe nagu vähem ja vähem, et ma ütleks nii, et see on, mina ütleme niimoodi enam selle argumendiga nagu tõsiselt ei arvestaks, et ma ei arvestaks nagu selle nii-öelda ajakuluga, mida ma pean nagu panustama selleks, et nagu seda klienti veenma,
selles, et andmeid nagu pilvis hoida on nagu turvaline. Aga kas see ei ole valdkond, et ma olen ikkagi nagu näinud, et finantsasutused seoses nendele nagu esitada nõuetega nagu reeglina ei taha pilve tulla, et nad ikkagi tahavad oma nagu serveri. Ka isegi see valdkond, eks ole, ka isegi ka nagu ka avalik sektor, eks, et see oli veel mõni aeg tagasi et spetsregulatsioonid on siis nagu finantsasutused ja meditsiinilised asutused, eks ole, kus on eriti ka nagu tundlikud andmed ka, et see on nagu üha vähem ja vähem nende jaoks nagu teema, et need küsimusi tuleb nagu vähem. Et kui need nagu küsimusi tuleb, konkreetselt nagu Salesforce'i puhul on asi, selles mõttes lihtsam, et see platvorm on sertifitseeritud igasuguste nagu sertifikaatide mõttes ja osas ja igas nagu maailma jaos ka, et Euroopas on siis see platvorm on sertifitseeritud Euroopa sertifikaatidega jälle finantssektoris nõudud regulatsioonide mõttes, siis on meditsiinilistes regulatsioonides ka, meditsiinilistes regulatsioonid ka kaetud ja nii edasi, ja kui me võtame nagu USA, siis on ka need sertifikaatid. Kas seal on jälle üks koht, et üks rääkisime, et kus andmeid hoitakse, teine on see sama asi, et kui sa nagu valid seda nagu platvormi pidajat, et siis vaata, missugused sertifikaadid olemas on, eks ole, et see näitab ka midagi, mis on siis tehtud või ei ole. Ja see on kindlasti nagu oluline klientide jaoks, et loomulikult, et kui me räägime siis nagu pankadest või me räägime siis meditsiiniasutustest, eks ole, või siis ma ei tea, kaitsesektorist, eks, et siis kindlasti on see, et nemad selle kohta vähemalt nagu küsivad. Ja siis nagu küsivad ka võib-olla ka tõestust, eks, et see tõepoolest nagu nii on. Aga ja siis nagu see on nagu oluline, et aga veel kord, et mida aeg edasi seda nagu vähem küsitakse, et või mõeldakse üldse, aga kas nagu see pilv on turvaline. Taavi, et andmestikud on selge, me ei ole tegelikult veel vastanud ära sellele küsimusele, et see sama turundaja võib siis küsida, et jah, et ma tean, et CRM nagu talletab ja aitab neid kliendi nagu kontakte kuidagi juhtida, eks ole, aga et mida see turunduse automatiseerimise üldiselt ja mida see turundus nagu pilv aitab mul üldse ära teha? Selle kohta on hästi üldiselt öeldes, mida turundusautomaatika aitab, on see, et asjad, mida sa teed rutiinselt, need peab saama ära automatiseerida. Kui sa saadad lojaalsusprogrammi punkte või asju välja igakuiselt käsitsi, siis see ei peaks niimoodi olema. Et see informatsioon võib minna ka automaatselt välja. Nüüd, kui sa tahad teha pakkumisi mingi tassi ostjatele, eks ole, et kui keegi ostab tassi, et siis ma hiljem pakun talle ka kahvleid ja taldrikuid, eks ole, et siis selline asi saab ka olla automatiseeritud, ilma suurema analüüsita, see on lihtsalt nagu hästi pealiskaudne näide. Et see on see, mida sa andmete pealt sa mõtleks nagu põhimõtteliselt kogu turunduskommunikatsioon, mis digitaalsel vormil on nagu saavutatav, seda peaks saama teha, SMS-id, eks ole, push notification'id, nii edasi, et kõik nagu kanalid, et selle asemel, et omada siis erinevaid rakendusi nende jaoks, sa saad keskselt seda teha ja selle vastu nagu sättida. Aga sellepärast ma nagu viitasingi sellele kliendi teekonna ära kaardistamisele, et kui organisatsioonis ei ole seda täit vaadet, millal sul kontakt peaks toimuma erinevates nagu etappides, eks ole, ja et on ju erinevad etapid, et ta ei tea midagi, mida ta tahab, siis ta juba teab, hakkab nagu mõtlema, mis on alternatiivid, teeb see alternatiivide hindamise, nagu sa ise ütlesid POC-i mõistes, eks ole, ka rakenduses. Ja siis toimub see müük ja pärast müüki toimub nagu tegevus, et ta peab olema seal keskel ju teinud ka omavahel nagu selgeks, mida ta mingitel aegadel teeb ja kui palju kontakti võtta peaks olema. On ma õigel teele? Jah, ütleme, et kui sul on nagu kliendile kommunikatsioon tehtud, siis sa loomulikult pead seda jälgima, et vaatama, mille vastu ta huvi tunneb, eks ole. Ja okei, ütleme, et kui tuleb mingi vormi kaudu, tuleb kliendi päring või ta liitub uudiskirjaga või ta on teinud ostu, mille kaudu tekivad andmed, eks ole. Et siis sealt iga kiri või kommunikatsioon, mis välja läheb, see peab saama tagasisida, et siis, et kuidas klient sellele reageeris, mis oli tema, kas ta avas seda või kas ta uuris edasi läbi lingi midagi,
et need on kõik nii-öelda indikatsioonid, et tal on huvi siis edasi liikuda nagu kas järgmisesse etappi või soovib ta rohkem informatsiooni saada. Et kui me vaatame näiteks Google Analyticust, siis me näeme, eks ole, kuidas meil, kui palju, mis kaudu on meile tulnud sinna kodulehele või et kui meil on seal ära seadistatud, on ju, et kui me teeme Metat või Google'it, on ju, et mis sealt on nagu toimunud reaalselt, on ju, kuni transaktsioonideni välja. Et see on ainult üks osa, et me saame justkui nagu jälgida. Nüüd turunduse automatiseerimine justkui võimaldab ka need edasisi tegevusi teha, eks ole, et tõmbame selle sisse ja nüüd hakkame sulle müüma siis midagi peale, eks ole, või? Marketing Cloudi sees on olemas selline äge tükk nagu personalization ja see võimaldab reaalajas turundust teha, mis tähendab seda, et kui sul on pandud Google'is kuskil reklaamid ülesse, klikatakse siis nii-öelda Marketing Cloudi seal personalizationi vallas tehakse kohe segment, kes tulevad läbi selle banneri või läbi selle kampaania ja nendest luuakse segment, kus on võimalik siis otse kodulehel konkreetselt nendele tulijatele personaliseeritud content'i pakkuda. Ja see on nüüd nagu lihtsalt ühe teekonna näide, samamoodi on võimalik leida üles need, kes tulevad läbi e-maili või ta tuleb otse kodulehele, ta läheb logib e-poesse sisse, et seal on ta veel detailsem. Jüri, vaat sa olid Nortalis ka tööl, eks ole, Nortal on ise hästi suur programmeerija, eks ole, ja teeb nullist suuri süsteeme, kaasa arvatud ka, võiks siis öelda kliendile nagu nähtavaid süsteeme, on ju. Kui palju me oleme seal praegu, et meil näiteks ka kodulehed on juba personaliseerituse astmega, et me nüüd omavahel saame liita ja mina ei näe seda, mida näed sina ja oleme kaugel sellest veel, sest tehnoloogia on ju olemas, eks ole. Tehnoloogia on olemas. Ma olen, et kui sa küsid nagu Eesti kohta. No ja ütleme, et siis ettevõtted, mida, võiks öelda Eesti kohta, keda te teeme. No ma ütleks, et Eestis natukene kaugel veel. Miks? See on kallis või? Inimeste pigem nagu mindset ei ole nagu veel sinna. Kas me oleme 90% ulatuses WordPressi peal ja me sellepärast nagu üldse ei saa aru, mis toimub maailmas? Ei, WordPress nagu ei ole isegi antud juhul nagu põhjuse tehnoloogia ei ole nagu oluline. Oluline on see, et nagu kuidas sa, mida sa nagu saavutada tahad, eks ole. Nagu ei no jaa, aga kui ma räägin sellest nagu, et see WordPress on pool naljaga, aga pool mitte öeldud, et tegelikult on nagu huvitav case on ju, et kui me muidu räägime õudselt suurest turvalisusest, eks ole, kõikides teistes nagu rakendustes ja pilv või mitte pilv ja kas on Salesforce turvaline või mitte. Et WordPress, mis ongi eks ole, valdav osa maailma kodulehtedest istub selle peal, on üldse nii ebaturvaline keskkond, mis üldse, et ma ju müün edasi, eks ole, erinevaid tarkvara lahendusi on ja meil on seal üks Mastercardi omanduses olev lahendus, mis nagu võtab su digitaalse jälje, eks ole, kui turvaline on. Ja mis sa arvad, tähendab enamustel organisatsioonidel turvarisk on tegelikult läbi WordPressi. Selle peale, see on kuidagi, see on eraldi, see turundus tegutseb, neil pole arvatavasti adminil isegi kahetasandilist autentimist peale, eks ole, niuke mingi jama. Ja kui sa vaatad seda, eks ole, seal need pluginad, jumal teab, kuidas neid update itakse, need ei tööta, need kogu aeg lähevad. Et ma mõtlen, et kuidas ei saada nagu välja sellest, et vaata, et sa Nortalis oled olnud, et suur ettevõtted peaks, et miks suur ettevõtted siukeste asjade peal istuvad, nad peaks juba ammu minema siukestest kohtadest ja tegema midagi, mis oleks palju turvalisem, eks ole. No turvalisuse pool on kindlasti üks osa, eks ole, aga kui me räägime ka seda, et kuidas moodi see koduleht peaks olema dünaamilisem ja personaalsem, siis ma arvan, et Eestis on natukene peljatakse või ei teata, et kas see ei ole liiga agressiivne. Kui ma saadan sulle kirja, sa vajutad lingile ja tuleb leht lahti, tere Alar, kus kohast te nüüd mind jälgite või miks te nii nagu personaalsed olete, eks ole. Aga mis teie enda arvamus sellele on? On see nagu probleem või mitte tarbija seisukohalt lähed? Mina isiklikult, ma olen kogu aeg selles olukorras. Kui ma käin kodulehtedel, ma klikkan hinnakiri, mul läheb 10-15 minutit, mul on juba personaalne kiri postkastis, öeldakse, et sa tundsid hinnakirja vastu huvi, et kas sa paneme kõne üles, eks ole. No see on eeldus, et sa andsid talle e-maili. Või näiteks, oled varasemalt andnud, sa muidu ei saa ju sulle seda saada. No okei, aga kui ma tervitan ka sind kodulehel, eks ole, nimepidi, et siis mul on ka tegelikult ühtest teada juba sinu kohta. Et teistmoodi on see, et kui ma ei tea sinu kohta, eks ole, siis ma vaatan su käitumise ajalugu, et kui sa vaatasid kodulehel
seal mingi sedaani, eks ole, et siis ma järgmine kord, kui sa tuled, siis ma tõstan selle sedaani rohkem avalehe poole. No siis sa vaatad IP järgi, eks ole. Nii kaua, kuni sa ei tea mu emaili aadressi, on ju, ainukene viis on tegelikult IP-ga, on ju, ja sellepärast ju räägitakse, et tegelikult IP on ka tänapäeval ju isikuandmestik, eks ole, on ju, et kuna ta on identifitseeritav põhimõtteliselt, on ju. Olen ma õigel teel või ei ole? No see, kuidas moodi seda isikuandmete poolt nagu defineeritakse, et ma jätaks selle, ütleme. No meil tuleb eraldi episood andmekaitsest, ma saan ikkagi küsida, aga ma olen sellest aru saanud, et tegelikult on, et IP on ka, et kui sa seda korjad, et sa ei saa ilma konsendita seda korjata, sellepärast on ka see cookie consent seal, et me nagu korjame seda. No cookie consendis või ühesõnaga nendes tingimustes peab olema kindlasti sees, et ma korjan seda infot, ma jälgin seda. Ja ma tean, et mõned panevad ka sinna tingimustesse sisse, et ma jagan seda infot Salesforce'iga, nende erinevate platvormidega. Sina, Jüri, ei näe mingit küsimust selles, et personaliseeritus oleks nagu liiga suur privaatsuse. Ma võtan nagu, et kui sa küsid nagu jällegi nagu minu käest personaalselt kui tarbija käest, on ju, et kumba pakkumist ma eelistaks, eks, kas nagu lihtsalt niisama tule läbi, on ju, meil on nagu lai sortiment, on ju, või pakutakse mulle nagu pigem seda, mida ma ostan nagu tahaks, siis ma valiks teist varianti. Oleks ju loogiline, sellepärast ma mõtlengi, et kas ei ole natuke nagu turundajad on mõtlenud endal mingi kolli välja, mida teilt ei ole olemas, sellepärast et vaata nagu müügi puhul on ka, minu meelest on müügi puhul nagu kaks lähenemist. Üks on see, et osad mõtlevad, ma ei taha nagu agressiivset müüki või ma ei hakka tegema agressiivset müüki, on ju, mis on üldse agressiivne müük, on ju. Tegelikult müügi teine poolne vaade on see, et ma teen sinu jaoks mingi ostu lihtsaks, on ju. Mul on olemas sinu jaoks parim lahendus, on ju. Ja nüüd ma võimaldan selle. Ja turundusega on ju täpselt sama asi. Pigem jah, et ma ei müü sulle, vaid ma aitan sul osta. Et nagu teist pidi natukene, eks ole. Ja mina küll tahaks, et nagu keegi ostaks minu eest, eks ole. Ma tegelikkuses igatsen rohkem personaliseerimist. Ma siin just veebruaris Eesti üks suur terviseklubi saatis mulle e-maili, et siis ühes linnajaos avatakse nüüd taas naiste saun. Ja see ei ole sinu jaoks ju, sa sinna linnaosa. Ma korraks mõtlesin, kuidas ma vastan sellele, et mul on hea meel, ma ei käi, sinna ma klubisse ma üldse ei satu ja sauna kindlasti selle naiste omasse ei satu. No võib-olla sinu kohta teatakse mida. et oleks piisanud kas või ma ei tea, isikukoodi, mida nad teavad esimese numbri järgi sugu paika panna ja aga personaliseerima oleks. Ja, aga selles mõttes on ikkagi huvitav, et kui me suudame ära personaliseerida täna selle sama automaatse, ütleme, edastusprotsessi, eks ole, et ma ikkagi nagu mind paneb imestama, et me ei tee mitte midagi kodulehtedega, mis võiks öelda, on sinu kõige suurem potentsiaalne jalg ukse vahel internetis, eks ole, see on sinu rendipind, eks ole, mille eest sa ei pea maksma internetil mitte midagi. Et seda kuidagi vaatan, ma ütlen veel kord nagu, võiks ka küsida, kes on teie nagu persoonad, kelle vastu te müüte, eks ole, et tihti peale see ei ole IT inimene tegelikult, see on, eks ole, line of business'i, eks ole, on ta müük või on ta klienditeenindus või on ta sul, eks ole, turundaja. Ja nüüd on see sama asi, et klassikaliselt selle kodulehega ei ole tahtnud IT üldse tegeleda. Et see on mingi asi, mis on nagu väljaspool tema ala, eelarved lähevad ka. Ja nüüd seda on siis mindud kuhu, kuskile digiagentuuridesse, kes teavad ainult mingid osasid platvorme, eks ole, oskavad selle peale teha, võib-olla oskavad e-commerce'ist, eks ole, minna seal Drupali ja siis selle Adobe, mis seal on, eks ole, need lahendused, mille peale siis nagu tehakse, eks ole. Aga rohkem ei ole vaadatud, on ju, ja sellepärast see tulemus ongi, et meil on nüüd nagu infra, mis ei võimalda tegelikult seda asja teha, mida nagu lõpuni peaks tegema. Et sa selle akna teed ka korraliku, eks ole, lisaks sellele asjale. Ma ei tea, kuidas sellest üle saada. Ma ütlen, et see on siis, vaata, sa ennem küsisid seda, eks nagu, kui tagasi tulles nagu selle sinu esimese küsimuse juurde, et nagu miks see niimoodi on. Et asi ei ole tehnoloogias, eks ole. On see nüüd see WordPress või on see nagu midagi muud, et asi on pigem nagu, ongi selles nagu mindsetis. Et kui nagu tekib soov või see mõttelaad, jah, et me teeme nagu seda neid pakkumise personaalsemateks ja ka nagu turul on selle vastu nagu, või nagu küll see nagu nõudlus võib-olla nagu tekib, eks ole.
et siis hakkavad nagu muutuma ka need tehnoloogilised asjad on ja siis ka need nagu sätitakse. No aga kas see võib olla ka nagu kompetentside küsimus, et ütleme niimoodi, et suure tõenäosusega, Salesforce'i otsis siin, ta pöördus minu poolde ka omal ajal, aga see konkreetne nagu mudel mulle ei sobi, sest mina konsultatsiooni ei tee ja nad litsentse ju müüvad otse, eks ole. Et küsimus on selles, et näiteks kui Salesforce'i pole kohapealsed partnereid, kes aitavad aru saada sellest, eks ole, mida suurem sul on, seda raskem on. Seda vähem tegelikult adaptatsioon toimub, sellepärast, et lihtsalt nagu ei suudeta nagu mõelda, et kui sul ikkagi nagu võib-olla seda tuge ei ole, kas ma lähen tegema või mitte. Tead, ma usun, et me võib-olla peame siin korraks ka veel sammu tagasi astuma, et see on ka selline strateegilise juhtimise juhtkonna ootused, arusaamine, mida see üldse tähendab sellest kontseptsioonist. Et kui juhtkonna poolt on öeldud, et meie turundus peab olema personaalsem, nagu kliendid peavad saama personaalsemaid pakkumisi, mis tähendab siis selle jaoks lahenduse leidmist, eks ole. Tänasel hetkel võib-olla küsitakse, et mitu emaili läks nüüd välja, et ja palju klikati on. Et sellist strateegilist vaadet, et mida me tahame saavutada, on nagu täiesti üks asi ja minu arust ka, et küsida, et kas on võimalik või kas nii saab, et seda teadmist tegelikkuses on minu arust võrdlemisi vaja, aga kui ma mõtlen juba puhtalt emaili automatiseerimise peale, et siis ma olen kohanud nagu nii-öelda vestluspartnereid, kes väga lihtsaid automaatikaid näevad, mõtlevad väga suure üllatusega, et kas tõesti niimoodi saab, eks ole. Et see on selline kontseptsioonist arusaamine, sellest nagu mõistmine, mida see mulle toob, mida see kliendile toob. Aga mõtleme jälle, kuidas see sai juhtuda, oli see, eks ole, et MailChimp, eks ole, lihtne emaili siukene nagu rakendus, selle mõte oligi, et ma saaks emaili kuskil koostada, eks ole, mitte oma kastis ja välja saata. Ja nüüd aja jooksul, eks ole, on tulnud seal mingisugused, ma ei tea siis, mingi triggeri peale, mingid aktiviteedid, et sa saad mingi asja seal ehitada, on ju. Ja see on siis evolutsioon olnud, on ju. Paljud ongi jäänud sinna, et emaili turundus ongi see, teen ühe lihtsalt ja saadan mingisuguse asja. Ja nüüd sina pakud nagu uusi selliseid layereid, kihte juurde, mis ongi juba raske, eks ole, aru saada. Et sellepärast ma mõtlengi, et mis tal olemas peab olema nii edasi. Ja kui kohapeal partnereid ei ole, on ju, siis on väga raske, et need asjad üldse kuhugil arenevad, sest sa ei oska neid küsimusi isegi küsida, eks ole. Mul tuleb praegu ehedalt meelde su loeng turundusautomaatikast, kui sa omal ajal ütlesid, et asjad, mis USAs toimivad, jõuavad meile, tol hetkel oli see 5 aasta pärast. 10 ma isegi ütlesin, jah. Võib-olla küll, et see vahe on nagu väga suur, aga see tehnoloogia on tegelikkuses täna juba siin ka olemas. See on lihtsalt kasuta, mõtle läbi, kuidas sa kasutad ja hakka peale. No see on veel kord, ma ei tea, ma kordan ennast võib-olla nagu 3. korda, et nagu kui sa küsid jälle, et nagu miks nende lahendustele, miks lahendus on sellised nagu nad on, ma arvan, et see ikkagi algab sellest, mis Taavi just nagu rääkis, et see nagu see mindset on ja mida ma tahan nagu saavutada ja et kui ma tahan saavutada ja mul on nagu see, et need suunised on sellised ja pakkumised olgu personaalsed, et kliendile nagu me ei müü, vaid me nagu aitame tal osta näiteks, siis hakatakse nagu ka mõtlema nende lahenduste poole, mis ongi, mis viivad nagu selleni, eks ole, ja siis hakatakse need küsimusi küsima ja ma olen nõus, et siis nagu et partneri siis ülesanne antud juhul ongi nagu seletada, et nagu mis on see ja mis on see. Aga ma lihtsalt mõtlen, et vaata, et kui sa oled selles olukorras, et punkt 1, et selleks, et asjad toimiksid, sul on mingi andmevälja vaja, on ju. Isegi sellega kuidagi saadakse kokku, on ju. Ja siis on sul see koduleht, mis on nagu on ju. Et kui sa ütled, et okei, oleks vaja koduleht ära lahendada, siis sa ju tead, et mitte kunagi ei hakata ka seda muud osa tegema, sest see koduleht on juba pool aastat projekti. Miinimum, kui mitte aasta, on ju. Ja sinna läheb kogu see raha ära ja siis ei tule teist asja, on ju. Et me oleme siukse lõhkise küna ees, et sa nii pead siis tegema mingisuguse nagu kompromissi. Et okei, las siis see olla. Proovime siis saada vähemalt selle nagu kommunikatsiooni sellisel kujul personaalseks, eks ole. See oleks siis nagu see, on ju. Ja nüüd parandage mind, kui mul on nagu vale see, et nagu sa ütlesid, et võib-olla juhtkonnal on see ootus, et palju on saadetud ja palju klikke ja igast muid asju, on ju. Unustades ära, et vahepeal on mingisugused turvarobotid, kes avavad ja see ei näita ka mitte muffigi, eks ole. Et tavaliselt on ootus kohene.
et kohe järgmine kuu peaks midagi toimuma, et nüüd me oleme teinud ju kulutused, eks ole, on ju. Et mis see reaalsus on, et mis see parim praktika on, millal võiks ikkagi reaalselt hakata mingit tulemit nagu tulema, see ei ole esimene kuu ju. Midagi võib tulla, aga see ei ole see ju. Ei, selles mõttes, et personaalselt, kui ma võtan isegi, venitan törts laiemalt, et mitte ainult automatiseeritud kommunikatsioon, vaid paneme siia juurde nüüd ka tehisintellekti toe, mis siis arvutab või teeb neid pakkumisi, mis see toode peab olema. Marketing Cloudi puhul on niimoodi, et kui see käima panna, seal tuleb tehnilised asjad, IP soojendamised, need võtavad seal 3-4 nädalat juba aega. Räägime selle üle. See on tähtis punkt, paljud ei saa sellest aru, sa ütled selle lihtsa asja, et mida tähendab IP soojendamine, et see tähendab tegelikult seda, et sa ei satuks blacklisti sellega, et sa saadad korraga palju, et süsteemid peavad aru saama, et see on kanal, kust kaudu lähebki legaalselt mingisugust rohkemat informatsiooni. Seda nimetatakse selle IP sa pead väikeste pakkidega tutvustama ennast teistele süsteemidele, et minu kaudu tuleb usaldusväärne kommunikatsioon. Süsteem vaatab enda poolt, see ei kõik ei põrkugi tagasi, inimesed avavad ja klikkavad või mis seal nagu toimub, et see usaldusväärsuse kasvatamine siis teiste süsteemide vastu, see on selline alumine layer, eks ole, aga see on nii oluline, sest sellest sõltub tulevikus kogu see, kui hästi sa üldse nagu kliendi postkasti jõuad. Ja jällegi siin on üks asi hästi tähtis on ära rääkida, et pakutakse turul, olen siin rääkinud mõnes episoodis ka, teenust külm email on ju. Ja külm email kasutab, mis tegelikult ei ole seadusega nagu kooskõlas sinna maani, kui sa päris üld emaili kasuta, mis ei vii kuhugile niikuinii on ju. Aga et sa ei tohi ju saata ja mõeldakse umbes ümber, et ma kirjutan sinna, et heas usus saadan ja kui ei taha, siis võid nagu unsubscribe ida. Elus sa esiteks ei vajuta, sest see võib ka mingi trap olla. Aga et seal on see, et miks külma emaili ükski nagu emaili rakendus ei luba on ju see, et sa võid blacklistida oma selle rakenduse, eks ole. Et sellega on omad probleemid ja siis pakutaksegi nende X pakkujate poolt mingi workaround, mis on problemaatilised, eks ole. Marketing Cloudi puhul sul on tegelikult 2 varianti, eks ole. Et sul on jagatud IP, mis tähendab seda, et erinevad kliendid kasutavad seda sama IP-d väljasaatmiseks. Ja kui sa sealt hakkad siis külma kommunikatsiooni tegema, siis sa tõmbad nagu jama kaela tegelikult suuremale seltskonnale, eks ole. Aga on olemas ka dedicated IP, mis tähendab, et see on sinu business unit äriüksusele, mis seal Marketing Cloudis on pandud IP aadress. Ja kui sa selle tuksi keerad, siis on sul nagu edaspidi. Ma küsin vahele see, mis see teie soovitus on, eks ole, et öeldakse, et tihti peale välja mineva turunduskommunikatsiooni jaoks oleks parem teistsugune domeen võtta. Sarnane mis sellele, aga et sa ikkagi põhidomeeni pealt ei istu, et kui siis läheb juba su email service kinni, eks ole. See on sama nagu teil soovitus nagu, jah? Minu isiklik soovitus võib-olla ei ole täiesti uut domeeni võtta, lihtsalt brändingu juhtimise mõttes teha alamdomeen. Ja alamdomeen siis delegeeritakse ära teisele IP-le, eks ole, ja sealt maalt see IP siis, kui see on ilusti soojendatud, eks ole, ta hoolitseb, et need kirjad jõuavad kohale. Mida sa alamdomeenina mõtled? Ma ütleme näiteks, kui mina saadan praegu sulle kirja, siis see tuleb taavi.uudamet.kumultek.com. Kui ma saadan sulle uudiskirja, eks ole, siis see tuleb kumultek@email.kumultek.com. Ühesõnaga, et ta on alamdomeen seal. Et see peaks selle probleemi vältima, et kui tekib, vahest on ka arusaamatusest neid, eks ole, et sa teed täitsa legaalset värki ja juhtub mingi järk, eks ole. Et kui ma kristalselt ausalt ütlen, siis tänapäeval ma ei teeks isegi teist domeeni, sest skämmereid on liiga palju. Et sa ei suuda siis öelda, eks ole. Ongi, et kas see on nüüd kumultek email.eu näiteks emaili kommunikatsiooniks on. See on minu jaoks elukahtlane, et kui on kumultek.com, eks ole, et see on nagu arusaadav, et ta tuleb usaldusväärselt domeenilt. Ma isiklikult kontrollin alati neid saatja domeene ennem, kui ma nagu midagi teen. No sa rääksid IP formingust, mis on edasi üldsegi nagu tähtis selle? IP soojendamine, see on tavaliselt sõltub nüüd nagu sellest kliendi mahust, aga sa pead alustama seal 500 kontaktipakist, eks ole, kuni siis sa seal 100 000 või niimoodi umbes saadad välja. See võib kesta seal 3-4 nädalat. Nüüd tehisintellekt Marketing Cloudi peal,
seal kohe out of the box on sul sellised võimalused, et ta hakkab jälgima, et kas sa, kui tõenäoliselt sa kirja avad, mis ajal. Ta hakkab jälgima, et kui tõenäoliselt sa oled lahkuja. Et äkki sa, kui sa oled nagu unsubscribe, risk on liiga kõrge, eks ole. Vot selliste profiilide loomine nüüd võtab samamoodi omakorda aega, aga see ei tähenda, et sa ei saa automaatikaid üles ehitada ja seda profiili nii-öelda analüüsi järjest rikastada, eks ole. Et tavaliselt on see nii-öelda IP-eelne osa, võib sõltuvalt andmetest, sõltuvalt soovidest, eks ole, võib olla seal 2-3 kuud, eks ole. Ja sealt edasi juba sõltub see, et mis andmed sul olemas on, et kui palju sa suudad nagu peale tekitada sellist kvaliteetset automaatikat. No ühesõnaga see indikatsioon, et öeldakse, et nagu pool aastat võiks võtta nagu miinimum, eks ole, ja hea tulema hakkab tulema pärast aastat, on see nagu õige või? No selles mõttes, et aasta pärast sa kindlasti saad aru, et mis on nagu tänaseks hetkeks toiminud ja mis mitte, et muidu on, kui sa hakkad varem neid andmeid vaatama, et siis on liiga nagu aga see on ka päris suur siukene nagu asi alla neelata, et et maksan raha ära ja siis aasta pärast. Ja, no siin on ka muidugi see, nagu mida paremad andmed on ja seda rutem tulemus, et jah, nagu see ongi jah, sama stiilis küsimus, et nagu kui ma teen endale nagu selle SEO optimeerimise, et millal minu see koduleht nagu on otsingus esimesel real on, et läheb aega, et pead ise panustama sellesse, eks ole. Jah, aga vaata, hea, et sa tõid selle, et me rääkisime, meil oli episood siin Erki Heinsaarega selle MBD-st ja siis me korra rääkisime sellest, et Gartneri numbrid näitavad, et ettevõtted panevad 10% SEO alla, tundub jube palju, eks ole, oma turunduseelarvest. Ta ütles, et aga kogu see eesmärk on saada sinna esimesele lehele, et sul pole mõtet sinna teisele kolmandale see võtmesõna vastu. Ja mõned siis otsustavad, et ei tasu ära, ma ostan parem siis seda tasutud positsiooni seal, eks ole, nagu, et see on lihtsalt kiirem viis sinna saavutada. Et ma mõtlen, et kas on mingid kiiremat viisi saavutada ka mingi tulemus, et kas see ei pruugi olla terves lehvikus, et see võib-olla mingis konkreetses asjas on. Kui ma oleks siukene käre nagu juht ja ütlen, et mis asja, ma võin seda, aga ma tahan mingisugust võitu siin saada palju kiiremini, eks ole. Jälle, et siin Taavi võib nüüd täiendada esimene asi, mis mul nagu pähe lööb, et nagu telli endale nagu andmepuhastuse on, et käi oma andmed läbi, mis on ka nagu investeering. Ja aga see võib olla ka mingis mõttes nagu shortcut olla, eks ole, et see sõltub sellest, kui sinu nagu andmed on nagu legacy ja kogunenud nagu siin 20 aasta jooksul sinu tegutsemise selle nüüd perioodi käigus, eks. Et ja nagu sa käivitud turundusautomaatika instrumenti, ja loodad, et sa tasapisi need andmeid nagu puhastad on ja tänu sellele on sinu turunduse tulemus parem on ja järsku see shortcut ongi see, et investeerida andmepuhastusse on ja see tänu sellele ongi nagu sinu turundus nagu parem, eks. No ja kindlasti ka see, et milliseid automaatikaid sa üles sätid, eks ole. Kui me räägime, et tuleb kevad, kõik trimmeri ostnud, tulge hooldusesse, see on kiire. Sealt on võimalik väga kiiret tulemust ka nagu vaadata, eks ole. Samamoodi sellised nagu juurdemüügid, eks ole. Et kui sa oled ostnud midagi sellist, eks ole, et siis sa teedki selle ostjale teekonna, kus kohas sa räägid, et siin on accessorid või lisatarvikud või mingid sellised lisavidinad, mis aitavad sul seda seadet paremini kasutada, eks ole. Nendega on võimalik loomulikult kiiremini nii-öelda nähtavat tulemust luua. No küsiks nüüd järgmise osa sellest, et keegi peab seda rannima ka igapäevaselt, on ju. Kas see on nüüd see, et ma pean kogu meeskonna endale parkama veel lisaks turundajatele või mis see loogika tegelikult? Super küsimus, kui ma nüüd Marketing Cloudi poole pealt räägin. Siis Marketing Cloudist kiputakse rääkima väga sellisest enterprise ehk väga suurte ettevõtete. Ja meil on kliendid, kus on terve meeskond erinevate vastutusaladega ja tõesti see toimubki nii. Aga meil on ka klient, kus on üks nii-öelda turundaja peal, ta teeb e-mailid, automaatikad, valimid ja ta töötab
ta teenib tulu ja tal on selles mõttes see nii-öelda platvorm ilusti kasutuses. Nii et vastus on, et tegelikult ei pruugi, eks ole, on ju. Ei pruugi. Et see ongi tema töövahend, nagu on Excel, mida noored üldse ei tea, mis asi see on, eks ole, aga põhimõtteliselt, et ta on lihtsalt üks nagu aplikatsioon, mille sa õpid ära ja see ongi sinu nagu värav. Kas CRM-iga on sama olukord või? No siin on küll sama olukord, jah. Et jälle kasutamisseisukoha pealt või isegi nagu selle seadistamise, elementaarsete seadistamiste osas on ju, või no mis elementaarselt tegelikult on ka päris, ma ütleks nagu keerulist automaatikat oleks nagu kliendile endale nagu jõukohased on ju, miks on vaja nagu töötahet, eks, et ka Exceliga on vaja nagu töötahet, et ma olen nagu kindel, et mingis Excelis asuv mingi statistikapakett, eks ole, ma ei tea sellest midagi, eks ole, aga nagu võimalused on suured, on ju. Aga nagu see viitsimine ära õppida, siis on olemas, aga nagu see ei ole midagi nagu, mis üle jõudu nagu käiks. Ma siin võib-olla natukene seda, see CRM, et me siin nagu räägime, justkui nagu me vastandame neid. Ja, räägime, et üks on üks ja teine. Lihtsalt sa võid neid võtta erinevat kasutusi. Et nagu ma, see CRM, et kas ma nagu seda CRM-i mõistet nagu kas nagu laiendaks, eks ole, sest et või täiesti ütleks, et nagu see ei ole enam nagu CRM, on ju, sest et no mis asi on CRM, CRM on kõik, mis on seotud siis nagu kliendi omavahelise interaktsiooniga. Just, on ju, on see nagu turundus, on see siis teenindus, on ju, või kliendi tugi, või on see siis nagu hooldus, paigaldus või nii edasi, on see nagu müük. Eks, et meil veel võib olla nagu turu spetsiifika veel see, et CRM on klientide jaoks automaatselt nagu müügiprotsess, eks. No, mida ta kindlasti nagu enam ei ole. Et CRM on, no kui me räägime Salesforce'ist jälle konkreetsest platvormist, siis nagu see on ikkagi nagu oluliselt nagu midagi muud. Või noh, ta enam CRM ei ole ka. Ehk võiks siis öelda, et ikkagi seda ei tasu karta, eks ole, et ma pean nüüd ekstra, sest noh, et jällegi uuringute järgi meil on näha, et ega meil nagu väga suured turundusseltskonnad ei ole, et seal valdavalt on pari inimesega, võib-olla ka 10, aga see on nagu juba väga-väga suur asi, on ju. Et saab ka vähemaga hakkama, lihtsalt mängitakse ümber, noh, mis ma ise olen öelnud, et niipea kui sa ikkagi nagu automaatika endale võtad, siis sa pead vähem kulutama meediale, on ju. Ja võiks ka siis öelda, et võib-olla vähem teistele tegevustele, et selle arvelt võid sa siis võib-olla seda inimtööjõudu ka seal palgata, eks ole või? No nüüd on ilmselt ka content'i loomisega on abi juurde tulnud, on ju, siin teatud instrumentide näol on ju, et nagu siis ka see osa on osaks. Ma tahaks niikuinii nendest sisuelementide tegemisest ja sellest rääkida eraldi, enne ma puudutan korra account-based marketingi. Kuivõrd sellega üldse, no see on siis, eks ole, et kui me teeme B2B's on ju ja proovime ühe sama kliendi vastu erinevaid rolle, eks ole, kommunikeerida, mis on ka personaliseeritud turunduse nagu see on ju. Et neil on see võimekus ju olemas on ju, palju meil seda üldse kliendid kasutavad? B2B puhul ütleme, et ma tean, et osades ettevõtetes tõesti on niimoodi, et on kiri tuleb välja mitte ettevõtte üld nime alt, eks ole, vaid tuleb nagu müügi inimese või noh, päris nagu inimese poolt, et... Ja, aga ma mõtlen juba seda, account-based marketing on see, et kui ma, noh, mis see LinkedIni tulemused on ka, et seal mingi 7+ inimest, eks ole, on ühe mingi suurema otsuse juures on ju, ja seal võib-olla finantsinimene ja nii edasi, et ma pean samast asjast rääkima hoopis teistmoodi, et finantsjuhti kõnetab mingisugune, ma ei tea, investeeringu tasuvus, eks ole, seda, kes kasutab seda asja, kõnetab mugavus, eks ole, et noh, et need tegelikult platvormid seda võimaldavad, eks ole, et ma teen on ju, aga ma just mõtlen, et kas sa oled täheldanud, kas seda üldse nagu kasutatakse või? Pigem ei, pigem teieni ei ole. Vaata, see on nagu ka jälle huvitav, et nagu sa ütlesid, et juba, noh, tänaseks ma ütleks siis juba, ma ei tea, 10 aastat tagasi rääkisime, et 10 aastat tagasi oli seal, et 20 aastat on läinud, kõik see võimekus on meil olemas laua taga. Lääne suured kompaniid seda kasutavad, eks ole, meie suhtes. Edukalt. Ja meie kuidagi ei suuda neid asju võtta omaks, et justku nagu ei ole meie, et mina ei saa aru, kuidas me konkureerida veel saame. No, ma olen suga 100% nõus, sest tegelikkuses on vaja täna ka rääkida sellest, et mis asi on prospekt, mis asi on lead ja mis asi on klient. Aga räägime need korra üle, et kui sa juba niimoodi ütled, võib öeldakse, et prospekt võib ka osades kohtades, me räägime opportunity'st on ju, et nagu mingis osas nagu, või isegi võibolla siis võiks öelda selle kohepealne asi. Ta tegelikult jah, opportunity'st jääb kaugele, see prospekt on päris selline, et ma vaatan talle otsa ja kas ma taga nagu üldse hakkan edasi tegutsema või mitte.
lead, seal sa juba kvalifitseerid teda väga selgete parameetrite alusel. Ta on siis eesti keeles, me oleme rääkinud sellest müügivihjest, et ta nagu mingi vihje on ta olemas, et ta on nagu huvi tundnud, 100% tea, kas ta on meie jaoks ja kas tema vastupidi ka vaatab. Ja nüüd seal on kusjuures ka, ma olen näinud seda kontseptsiooni erinevalt. Mina ise soovitan seda, et lead, müügivihje, peab olema tuttuus kontaktikirja sinu ettevõtte jaoks. Et kui sul olemasolev klient äratab huvi millegi vastu, et siis sellest leadi uuesti teha. Et see ei ole nagu, võib-olla korrektne, et sealt juba tasub opportunity teha. Aga lead on tuttuus kliendikirja sinu jaoks, sa kvalifitseerid teda, vaatad, kas ta läheb kokku sinu nii-öelda siis persoonaga, nende parameetritega ja sealt saad edasi temaga liikuda siis juba, et kas kohtumised, kas ta reaalselt huvi tunneb, kui ta tunneb, teed opportunity, mis on siis müügi pakkumine või võimalus, eks ole. Ja see on eeldusel, et siis nagu tingimused sobivad, siis saab selle ära nagu close'ida, eks ole, kliendiks on ju. Just, ja on tegelikult erinevaid lähenemisi. Et see, mis mina praegu rääkisin, oleks nagu, mida ma ise kõige rohkem toetan. Ma olen selle kohta lugenud, et natuke on hakanud muutuma see piirjoon siis nagu turundus kvalifitseeritud müügivihjest müügi kvalifitseeritud müügivihjeni. Et vanast oli nagu see, et turunduselt toodati põhimõtteliselt lihtsalt nagu suurt hulka kontakte, kes enam-vähem tundsid huvi. Ja siis müük tegeles sellega. Ja nüüd öeldakse, et kuulge, ärme nüüd müügiressurssi raiska, too mulle kvalifitseeritud, kes on, kas põhimõtteliselt vastavad meie kriteeriumitele, on ju. See on tegelikkuses asi, mida ka Eestis on väga raske näha, turunduse müügi väga arusaadavat koostööd. See tähendab seda, et müük ei peaks ütlema, et kuulge turundajad, et tooge siia, eks ole. See peab olema tegelikkuses mõlema ühine eesmärk, leida see viis, kuidas moodi, kes on need nii-öelda parameetrid, mille alusel ta on soe, nii-öelda müügi jaoks soe vihje, eks ole. Nii, nüüd sa räägid jälle, räägime selle üles külme soe, et see on hästi nagu, ütleme siis nende automatiseerimisplatvormide nagu keel, eks ole, et nad käsitlevad, on ju. Et mis on külm müügivihje, mis on soe müügivihje nagu platvormi mõistes? Platvormi mõistes on see, et kui tal tekib mingisugune kaasatus, kas ta käib kodulehel, kas ta loeb kirju, laadib endale PDF all, need on asjad, vaatab tooteid. Et need on nagu tegevused, mis näitavad, et tal on justkui huvi selle vastu, mida sul pakkuda on. Nüüd platvormi peal on siis võimalik seda käitumist hinnata. Nüüd sa räägid lead scoringust, on ju? Jah. Räägime sellega üles, on nagu, mina ütleks üks jällegi vähem tajutud, aga suhteliselt suur nurgakivi selleks, et hinnata, kvalifitseerida ära sellest, kas see müügivend peaks nüüd nagu helistama ja vahest on see, et on ju. No ja see on tegelikkuses, kui automatiseerimist räägid, siis on natukene müügi automatiseerimise aspekt, eks ole. Et kui ma saadan kirja, et ta avab või klikkab või laadib dokumendi alla, pluss mingi X punkti, eks ole. Aga kui ta ei reageeri üldse sellele, miinuspunkti, eks ole. See on jälle, kui ma alguses ütlesin seda, et selleks, et neid asju üldse teha, sa pead olema enda jaoks kaardistanud ära selle nagu tunneli, kuidas sul see klient sealt läbi läheb, on ju. Ja kui sa nagu teadki, et selleks, et su varasemad statistika kohaselt, selleks, et edukas, see oleneb kategooriast, on ju, sa edukalt close'id, tal on võib-olla vaja 5 asja, millega ta sul suhestub. Ja see ei pruugi olla üks sama 5 asja, aga põhimõtteliselt 5 kontakti. Ja nüüd selle pealt sa ehitad üles, ma eeldan siis selle müügi, selle sama punktisüsteemi, jah? Just. Ja et siin on see, et ongi, mis on see nagu moment, millest on müügi inimesel mõtted juba nagu selle konkreetse liidiga või siis nagu selle opportunity'ga edasi tegelema hakata. Nüüd on see nagu see huvitav jälle moment, et nagu mul on täielik ka déjà vu, et ma olen nagu 2015 ongi vist nagu sellest rääkinud. Mingi ettekanne, mis mul oli, et kuidas nagu purustada silod siis turunduse ja müügi vahel. Sama juttu räägin ma nagu 10 aastat hiljem nagu siin Eestis ka. Ma ei tea, kahjuks või õnneks on ju, õnneks poole seda ma nagu räägin, on ju. Kahju, et nagu see jutt on sama. See on vaja endiselt. Et seda on endiselt vaja, et meil on nagu oli vaja nagu, et kui varem oli nagu see
fookus sellele, et mis on see nagu müügiinimese roll nii-öelda, kui me ütleme, et nagu see on siis nagu müügiprotsess, et siin on osa nagu turundusest või nii-öelda kliendi kaasamine, siis on kliendi nii-öelda nagu progressimine, siin on nagu close imine, on ju. Et varem oli nii, et nagu selle müügiinimese roll algas siit kohe. Et niipea kui ta sai teada, et mingi inimene on kuskil olemas. Kuskil saunas oled rääkinud inimesega, see on kohe nagu müügiinimene on, ja ta hakkas nagu, siin ongi nagu sellest kaasamisest on. Ja nüüd mida siis nagu aeg edasi, tänu ka jällegi nagu selle turunduse automaatikale, see nüüd engagement või nagu see shift on toimunud nagu ikkagi selle turundaja kohustus on siis nagu ennast nagu laienud niimoodi kuni selle nii-öelda turundus või marketing qualified nagu selle liidini, et kuni see asi juba nagu muutub liidiks on ja on aru saadav, et see on õige hetk juba nagu müügi inimesele nagu töösse anda. Ehk siis nagu antud juhul turundaja, mis on täiesti selline nagu olnud nagu võõras mõttelaad siin, et on konkreetselt nagu selle müügiosakonna rollis, et ta tarnib juba müügiosakonnale selliseid tehinguid on ju, millega on mõtet nagu tegelema hakata. Ja mulle meeldib seal veel 2 asja, räägitakse sellest nurture campaign'ist või nagu toitmist, et sa nagu turundaja toidad, et ta sinna poole kogu aeg minna. Ja teine asi, mis mulle meeldib selle lead scoring'u või nagu punktisüsteemi puhul on see, et tegelikult müügi inimene saab teha see, millest ta on hea, ehk talle tuleb kas emailile või talle tuleb süsteemis alert, kuule, see sattus nüüd tsooni soe, punktid on koos, võta ühendust. Ja mis on veel kõige parem, eks ole, et ta näeb, mida see inimene on teinud. Ta käis seal kodulehes, ta vaatas seda osa, ta on sellest asjast huvitatud, nii edasi. Tal on kohe vaata nagu mõnes mõttes mingi jutu koht, millest saab rääkida, on ju. Just, tal on jutupunktid olemas tema varasemasest kaasatusest, mille vastu ta on huvi tundnud. Ja see on nagu, juba relevantne kommunikatsioon ka siis nii-öelda selle kontakti jaoks, kellega ta räägib. No, ma proovin siin ka nagu defineerida, et milles on nagu see siis nagu see probleem siin meil Eestis on, eks ole. Et ja kas on, eks, et miks turundus ei tee müügiga koostööd, piisaval määral, eks ole, et miks on ikkagi nagu nende vahel on sein. Et kas see ongi nagu turunduse funktsioon on puhtalt see, et tegele oma konverentside, jõulukaartide, e-mailidega, eks ole, nii edasi on ju, ja nagu tegele reklaamiga, eks ole. Ja müük on siis nagu see, kes nagu delivertab ja toob tulemused ära. Ja siis ka vastavalt sellele palgatakse ka nagu inimesi on ju, et sina oled turundusjuht, mis see sinu jaoks nagu tähendab. Ja inimene tuleb sellise mindsetiga. Ta ei ole nagu eos juba nagu häälestatud selle müügi osakonnaga võib-olla koostööd nagu tegema. Et versus see, et ei, öeldakse, sa oled ka nagu müügi, kogu sellest nagu müügiprotsessi osa ja sinu nagu mõttelaad on juba selline, et sina aitad seda müügi osakonda ka nagu müüa, mitte see, et sa ja müügiosakond kusjuures nagu teist poolt nagu vaadatuna, et ta ei vaata nagu turundajad kui nagu jõulukaartide saatjad on ju, vaid ta vaatab need ikkagi kui enda nagu müügi, kui enda partnerid, mis toob talle nii-öelda kvalifitseeritud liide ja aitab tal müüa. Mul on sul siin vastus olemas, me Hando Sinisaluga tegime episoodi, rääkisime sellest väga palju, teda huvitab hästi palju praegu B2B, eks ole, ta teeb seda erialast konverentsi ja nii edasi. Et millest me nagu diskuteerisime on see, et Eestis, eks ole, esmane selline nagu lend toimus müügis. Kui me Nõukogude Liidust tulime, et need said pagunid külge, sealt tuli raha sisse, eks ole. Esimene suurem nagu turunduse laine toimus B2C-s. Suurtes, eks ole, teledes, seal tekkis kompetents on ju nii edasi. Ja seal otseselt seda vaata müügi ja turundus igapäevast koostööd, on vaja, aga ka mitte nii palju. Me nagu toome ja nad kuskile kauplustes teevad oma tööd eraldi. Kus on probleem olnud, kus ei saagi võrrelda näiteks Skandinaavia või lähiturgudega, on see, et meil ei ole hästi arenenud B2B-d. Seda Ando tõi välja selles mõttes, mitte hästi arenenud, ma ütleks siis nagu turundust B2B-l. Ja ta tõi välja selle, et tegelikult meil eksisteerib praktiliselt ühtegi B2B agentuuri. Nagu ka reklaamiagentuuri, kes on spetsialiseerunud sellele, mis nagu omakorda vaata, kui sa võtad just sellised samad rakendused, kuigi tänapäeval need on ka koos, eks ole, B2B ja B2C nagu tihti peale, kui me alustasime, siis olid ju paljud rakendused üldse eraldi, on ju, sest nad on natuke teist asja, üks teeb nagu seda, just nagu mahtu, eks ole, ja teine proovib seal. Aga et seal on tegelikult see probleem, et meil ei ole turundus hästi arenenud välja B2B-s.
sest need ootused ei ole olnud seal, ootused on olnud müügi peal, on ju. Ja nüüd see on ka mõnes mõttes võib-olla see probleem, miks meil ei ole võetud hästi rakendusi omaks, sest pole kedagi, kes võtaks omaks, sest seal ei ole välja kujunenud seda distsipliini. Ja vaata, Hando proovib ka mõnes mõttes nüüd natuke missioonina seda teha, et tõsta selle B2B turunduse nagu mainet, eks ole, et sinna läheks rohkem inimesi, nad hakkaksid rohkem vaatama seda protsessi teistmoodi ja võib-olla siis vaatama otsa selle, et vaata, et see turunduse automatiseerimine ka, et noh, miks mina seda õpetan, et see on ka natuke selline missioon, et sa nagu puudutad rohkem inimesi, et ta saab mõtlema, et see ei ole nii lihtne esimesel pilgul aru saada sellest ja B2C-le see tegelikult tema jaoks võib-olla, kui tal e-kommerts üldse ei ole, võib-olla see emaili turundus ongi ainuke, ta ei peagi sinna minema. Niipea kui sul on e-kommerts, sa pead sinna minema, on ju. Aga et seal on see probleem, et meil on nagu nii palju veel vaja teha selleks, et nad saavad aru, mis rolli see üldse omab. Ja nagu sa Jüri ilusti rääkisid ära, et ta hakkaks käima ühte nagu ära, et müük tunneb, et mina saan oma tööd teha ja sina annad mulle õige inimese, kellega ma saan ikkagi rääkida seda asja välja. Tulemused on müügi tulemused või vastupidi, müügi tulemused on turunduse tulemused. Mitte nii, et nad on, et mul on siin oma eelarve on ja mina toimetan ja mul on oma nagu kloosimise eesmärk, mina toimetan. Nii, ja kui see on niimoodi paika pandud, et tegelikult saadakse aru, et selle ühistöö tulemusena kasutades tööriistu reaalselt on võimalik kasvatada äri, siis vaata nüüd see küsimus, kas kallis või odav. Noh, et kas platvormid on kallid ja nii edasi on ju. Mäletan kunagi Microsoftiga oli see, et tuli Microsoft oma marketing cloudiga välja, siis oli, noh, nad on kogu aeg muudavad oma neid litsenseerimispoliitikaid ja noh, nii kallis on ju. Ja oligi vahepeal täitsa igast loogikast väljas on ju. Aga üks hästi kirjutas mingis kommuunis seal, et noh, et kuule, et kui sa mõtled per tehing seda hinda, siis see on olematu, et kui sa sellega ka hakkama ei saa, siis see ei ole sulle mingi jätkusuutlik business. Et meie oleme kuidagi nagu harjunud sellega, et me nagu võtame selle kulutuse eraldi seisva asjana ja me mõtleme, et see on nii suur kulutus. Aga kui sa paned sinna sellesse transaktsiooni ja kasvutransaktsioonile, siis ta tegelikult ei tule, ta on normaalne kulu. On see nii või ei ole? Võib-olla ka investeering. No just, no sa ei saa teda võtta üles kasuks investeeringuna, see on see vahe. Aga see mindseti pool, et ma panustan praegu sellesse valdkonda, selle platvormiga, mu ootused on sellised tulemused, eks ole, et see on praegusel hetkel kindlasti puudu, ja defineerida ka see väärtus just, et mida ma ootan. Ja siis, kui sa tead seda väärtust, mis sa ootad, siis sa saad ka vaadata, et raha, mis ma sinna alla pannud olen, inimaeg, inimressursid, et kas nad lähevad omavahel kokku. Ja see on põhimõtteliselt see sama, mis sa kommuunist lugesid, et väärtus per nagu tehing või väärtus per transaction, eks ole. Räägime korras sellest sisuloomest sinna juurde, et see keskkond ei ole ju ainult see, et vajutad ja midagi läheb välja, ta aitab ka sul midagi luua, eks ole, noh, klassikalises mõttes seda emaili ennast, eks ole, on ju. Seal on nüüd, ma saan aru, väga palju tehisintellekti abi, eks ole, noh, ja see muidugi ei ole ainult Salesforce'i kohane, see on ka teistele juba toodud sisse, et sisuliselt ta annab sulle, eks ole, indikatsioone, mida võiks kuidas võiks, eks ole, teeb ära teatud asju. Seal ongi, et marketing cloudi puhul sul on siis võimalik defineerida ära need personad, voice of tone, et kuidas moodi, kas sa räägid ametlikumalt, semulikumalt, et sa saad sellist osa nagu teha. Ja siis ta genereerib ka sulle, sa ütled, et mis teksti sa tahad või mis juttu sa tahad rääkida. Et see on nagu content loomise poole peal täiesti olemas. Nüüd, mis lisaks veel juures on see, et kui marketing cloud on ühendatud, siis näiteks e-poega, eks ole. Et siis ta suudab ka täiesti personaalset toote pakkumist teha, nii et kui kiri läheb välja, läheb 1000 inimesele, siis on see 1000 erinevat versiooni, sest igal ühel on tema oma personaalne pakkumine juba tehisintellekti poolt välja arvutatud. Aga see nüüd eeldab, et ta tõmbab selle data sealt samast e-kommertsi poest, eks ole, et ma tahtsin just nagu mõelda, et vaata, et selles hinnastamise nagu maailmas on tänapäeval see dünaamiline hind on nagu põhiline teema, sest see on personaliseeritusega juba hästi kooskõlas. Mitte ainult see, et Bolt seal mingil kindlal ajal teeb, seda. Kas see ikkagi eeldaks ka, et need on nagu välised asjad, need ei ole need seal sees, eks ole, et neid asju seal sa ei saa sellisel kujul seadistada? Sa pakud toodet, sa ei pea seal kohe nagu hinnaga välja minema, et kui sa oled kodulehele ja tuvastatakse ära, et sul on teine hind, eks ole, et siis seda seal kuvatakse. Lihtsalt see sobivus, et sellele kliendile tundub see olema, ta ostis kõpla, nüüd on vaja kindet tegelikult juurde, eks ole, Kas ta midagi peale e-maili ka veel võimaldab mul sisuloomel nagu kaasa teha või mitte?
või on kõik muu on selline nagu add-on'id, et sa, ma ei tea, case study'sid, white paper'eid, need sa pead ikkagi väliselt looma. See on praegusel hetkel jah, väline pool. SMS-id. SMS-idel sul ka praegu ei ole sellist tehisintellekti poolt, et sul on see, email on nagu põhiline kanal, eks ole, et kus kohas ta paneb kokku selle. Aga kui me nüüd vaatame korraks nagu üks samm veel allapoole, Salesforce'il on olemas selline toode nagu Data Cloud, mis on põhimõtteliselt siis, ta imeb absoluutselt igas süsteemis kliendi kohta informatsiooni kokku ja ta on nüüd küll selline keskkond, kus kohas sa ütled, et vabas tekstis kirjutad, tee mulle segment trimmeri ostjatest ja tee mulle kampaania brief ja ta teeb selle sulle sinna kohe valmis. Ta otsib kliendid ülesse ja siis ta saadab selle sama segmendi, ta edastab marketing cloudi, kus kohas on võimalik seda kasutada juba journey sees edasi saatmiseks. Ja see ei ole ainult niimoodi, et see Data Cloud nagu siis nagu Sales Cloudi enda või Salesforce'i enda asjadega töötaks. Ta on võimeline võtma absoluutselt igalt poolt infot sisse. Kodulehelt, ta võib võtta seda nagu Airbist, eks ole, et ükskõik missuguse süsteemist, mis kõige tähtsam on just selle juures, et ta selle ühe kliendi kirja ümber teeb terve selle nagu maastiku, mis annab sulle tegelikult tehisintellektipõhise segmenteerimise võimaluse veel juurde. Et see contenti loomine on nagu, võib-olla isegi nagu sekundaarne, eks ole. Ja, et ma pigem pean nagu olulisemaks seda, et sa leiad need õiged inimesed ülesse, et see kampaania on õigesti üles ehitatud. Ja võt seal on nagu see tänasel päeval on see reaalsus see, et klientil on need andmed suht hajutatud, eks ole. Aga et kui sa suudad nagu tõmmata nad kokku ühte keskkonda, kus tehisintellekt teeb selle nagu analüüsi poole ära sul, et siis sa võid luua väga suurt väärtust oma ettevõtetele ja klientidega märksa relevantsemalt suhelda. Jüri, kui nüüd inimesed, vaata, et nad on kuulnud seda, et võib-olla asjade kasutuselevõtt annab mulle midagi nagu juurde, panevad seda, et mis sa ütleksid, mida nad peaksid endalt nagu küsima, et mis neid takistab täna, et nad kuulsid seda, et andmestikud, jah, on meil olemas, nii edasi. Mis see suurim teema on, millest ta peab üle saama, et reaalselt see samm astuda? Et marketing või see või ütleme, et üldse, võta ka platvormi üldse, et ta nagu otsustab, et jah, nüüd on ikkagi õige samm, et on siin kasutatud pabereid küll. Okei, et kasutab paberit küll või midagi sellist on ja siis ta ma ütleks, et ta nagu vaataks sellele mis ma ütlen, selle nagu ökosüsteemile nagu otse, mis tal nagu tänapäeval on ja see ökosüsteem võib olla täiesti erinev, tal ei ole mitte midagi, see on ka mingisugune ökosüsteem, märkmiku ökosüsteem või tal on nagu Excel või tal on juba või tal on tekkinud juba mingisugune 7 või nagu 5 erinevat nagu mingisugust nagu rakendust, mis igal pool natukene hoitakse andmeid, üks nendest rakendusest on Outlook kindlasti, eks, et ja siis ja vaataks, et kuidas see kõik nagu kokku tuleb, ja siis ta järsku siis nagu, kuskil tänase jutu alguses me rääkisime, et ta saab aru, et see ei ole enam jätkusuutlik, et ta nagu niimoodi ei saa jätkata põhjusel et tal ei ole kontrolli selle üle, tähendab tänu sellele või selle tõttu nagu ta kaotab nagu osa oma sellest nagu käibest, siis tal on andmed inimeste peades, inimene lahkub, andmestik lahkub koos temaga ja siis kui ta nagu sellest aru saab, siis ta arvab, et nüüd on see õige hetk, kus ma hakkan oma klienti nagu tundma, ma hakkan nagu seda ise tundma ja iseenesest minu töötajad, eks ole, et näevad seda klienti nagu igast küljest, et mitte nagu siis nagu müügiosakond ei näe oma siis ainult nagu seda müüki, ei näe oma seda nagu funnelit, vaid müügiosakond näeb ka seda, milline sentiment on kliendil, kui teda teenindatakse kuskil ja siis nagu turundaja näeb ka seda, et mis on praegu tal selles nagu pipeline'is on.
või siis ka nagu see teenindusspetsialist näeb, et nagu millal tal see traktor või see niiduk viimati hooldatud oli, aga ka samas on ju, et ta näeb ka seda, et kas on praegu õige aeg nagu müüa, ta näeb seal, et tal on nagu paar pakkumist juba nagu on koostamisel, aga ta näeb, et tal on nagu see NPS on 3, on ju. Et klient on justkui nagu kuri, on ju, meie katsume talle midagi müüa, on ju, kas nagu täna me teame seda, eks, et nagu see klient on kuri. Et vot nüüd see, et kui ta nagu see klient otsustab, et ma tahan enda klienti nüüd tunda, on ju, ja siis ma tahan, et mul see nagu hakkaks nagu sammhaaval nagu paranema, on ju, siis võib-olla ongi nagu see. Nii, nüüd ta on selleks valmis igat pidi, aga seal suur küsimus on, et kuidas ta seda rakendust ikkagi nagu valib, selles mõttes, et rakendusi on palju. Me juba, ta tegi endale selle ka selgeks, et ta tahab, et Euroopas on, sellega ta välistab mingid asjad, ta tahab, et ta saab kasvada, ta vaatab midagi Enterprise'ist, on ju. Siin on hästi suur jalajälg Microsoftil, on ju. On ju, Outlook juba sa ütlesid, kõik mis collaboration, Teams nii edasi. Klassikaliselt on see CRM pigem olnud Microsoftist ju, sellepärast Microsoft oli üks esimesed, on ju, ta ei olnud ainukesemaid, siin on neid isegi Oracle vist oli ju kunagi mingi ja nii edasi, aga sealt on mingid kogemused, need kogemused on jubedad kõikidele, on ju, et pidi jõudsalt täitma ja nii edasi. Et mille alusel ta nagu seda shortlisti peaks endale nagu koostama? Et kes sinna võiks jääda, kellega ma võiks seda, sa nimetad seda POC-iks, see on siis nagu tõenäoliselt selline demonstratsioon, kas see asi mulle sobib või ei sobi, eks ole, on see loogiline ja nii edasi, aga et ta nii kaugele jõuaks, et ideaalis seal võiks olla mingi 3 asja laua peal, on ju, ja üks nendest, võid sa vaadata ka Microsoft või Salesforce'i poole. Siin on nende tegurite koos mõju, kindlasti üks tahk sellest on siis nagu müügiturunduse IT ja siis nagu kliendi toe osakondade nagu koostöö, mis on nende nägemus või mis on nende nägemus ettevõtte tuleviku kohta. Et see on kindlasti üks komplekt, on ju, kus peab nagu vaatama seda, et nagu milline see nagu platvorm või rakendus nagu olema hakkab. Ja teine komplekt on see, ja siis on see, et nagu mis on selle nagu ettevõtte visioon, kus ma tahan olla nagu 3 aasta pärast, on ju, et nagu millised protsessid on, kas mul nagu tulevad veel juurde, mida ma praegu nagu kohe nagu lahendan ja milles nagu see konkreetne platvorm on nagu tugev on ju. Ja mis toob mulle siis nagu pole kõige ruutam nagu seda revenue't on ju. Ja teine siis nagu otsuste komplekt on siis selline nagu klassikaline, eks ole, et kuidas ta tehniliselt lahendatud on, eks ja mis et kuidas ta sobistub juba nagu olemasolevasse jah, sellesse, et siin on jälle nagu võib-olla see üks nagu müütidest, mis jällegi nagu sellest samast artiklist on see, et näiteks nagu see Salesforce'i tooted on ju nagu selle Microsofti maailmaga kokku ei sobi on ja siis nagu justkui nagu Microsofti tooted sobivad enda omadega paremini, on selline nii ja naa argument, eks, et nagu me oleme nii üht kui ka teist nagu teinud, et nagu see päris nii ei ole. Et Salesforce'is on tööl päris nagu suur osakond inimesi, kes tegeleb ka ainult suhetega nagu Microsoftiga, sellepärast, et jälle nagu kogu see Outlook ja see muu maailm ja ERP-id, eks ole, on nagu väga hästi nagu finantstarkvarad jah, et ressurssi haldustarkvarad, eks, et nii et võiks vaadata neid komplekte ja võiks vaadata neid komplekte, võiks vaadata nagu ökosüsteemi, võiks vaadata nagu protsesse ka ja kindlasti nagu mõelda sellele, et nagu mis ambitsioon ja siis nagu see visioon on ettevõttes, et ja kui sul on juba tänapäeval et ongi nagu 7 või 6 või 5 erinevat rakendust, mis on igaüks nagu erinevalt vendorilt on ju, võib-olla on aeg midagi nagu ühtlustama hakata. No sa rääkisid ainult nagu ühes väga spetsiifilises valdkonnas, et need numbrid on väga väiksed. Meil on isegi Eestis ettevõtted, kus on 500 pluss rakendust sees. Ja ma olen kuulnud, eks ole, siin välismaaga rääkides, et on organisatsioone, kus on 1500 rakendust sees, et nagu näid organisatsioone, kus on nagu 4 CRM-i on ju, ja siis on ja 3 ERP-i sama organisatsiooni sees, eks ole, et ma ei räägi isegi nagu näiteks funktsioon ja kindlasti ka see on ka nagu väga õige hetk, eks ole, aga nagu loodetavasti selles mõttes nagu, aga see ilmselt selle organisatsiooni skaala on ka teine, et tal on ma ei tea, 20 andmebaasi, 2 andmevaramut on ju, siis on 30 veebilehte. Aga need on tüüpiliselt tulnud mingite asjade ostmisest on ju, et see ostetakse ära, see unit kuidagi seal töötab, eks ole, ja siis nagu ei kas see jah, või siis on ka nagu seda olnud, et on näiteks nagu ettevõttesse tekkinud uus funktsioon või protsess või uus toode
ja noh, selle jaoks siis nagu et las teeb. et jah, et onboard itakse nagu midagi muud on ja siis nagu noh, see mingi muu juurdub sinna ja siis proovitakse seda nagu kuidagi moodi kokku kasvatama nagu see. Ma tahan korra tulevikku vaadata, on ju. Juba praegu on see agentide teema ja mitte siis salaagentide, on ju, vaid Salesforce ka, eks ole, väga usub sellesse, on ju. Ja see on umbes see, et masinad teevad minu eest tööd, eks ole. Noh, ütleme, et võiks öelda, et ka turunduse automatiseerimine siiamaani, kui sa mingi asja paned, masin teeb minu eest tööd. Aga just sellest, et vaata, Gartner räägib ka sellest machine customerist, on ju. Et minu eest on masin, kes läheb välja ja küsib teise käest, kas seal on siis inimene või masin, midagi. On ju. Ja mina hästi nagu usun sellesse, sellepärast selle on hästi loogiline, et need agendid juba näitavad seda, on ju. Ja nüüd suur küsimus turundaja jaoks on ju see, on ju. Kuidas ma presenteerin masinale oma informatsiooni. See ei ole ju, seal ei emotsionaal ega midagi pistmist, on ju. Me oleme rääkinud, et põhimõtteliselt ainukene viis on näidata nagu hinnanguid ja mingid niisugused asju nagu, on ju. Aga mis sa sellest arvad, kuhu me nagu läheme mõlemad sellest, mis see tulevik meie jaoks on? Mul on ostjarobot, seal on müüjarobot, tohutu interaktsioon käib mingi 0,00 sekundiga. Ja, ma arvan, selles mõttes ma arvan, et see on kindlasti tulevik, kuhu me praegu nagu läheme ja see on suhteliselt nagu vältimatu. Ainukene asi on see, et nagu kuidas me seda kasutame. Et siin, et on olnud nagu ka diskussioon sel teemal, et see ka nagu hariduse osas, eks mul on üks nagu hea sõber, kes on nagu nii ka nagu IT backgroundiga, aga tal on ka nagu, ta on praegu nagu puhtalt nagu haridusvaldkonnas nagu tegev ja siis tegutseb ja siis on see sama küsimus, et kas see nüüd AI on ju või see Generative AI, kas ta nüüd täiesti iseenesest nagu lammutab selle nagu hariduse olemasolu on ju, et nagu pigem siis nagu küsimus või vastus sellele on, et ei on ju, ta nagu nad peavad koos klassikalise selle nagu õpetajaga koos eksisteerima. Oluline on see, et sa paned ta nagu enda kasuks nagu tööle, et nagu sa küsid tema käest õiget küsimusi ja siis sa oskad teda nagu kasutada niimoodi, et sa saad nagu lihtsalt kiiremini nende haridusega nagu edasi ja selles mõttes õpid ka nagu kiiremini, eks ole, ja nagu õigemini ka on ja ta on nagu igatapidi ka nagu, aga vaata, ta ei pärsi sinu intellekti. Sa just ütlesid generatiivne, see tehisintellekt, eks ole, mille tulemusena on need samad otsingumootorid, sisuliselt chat GPT ja nii edasi, on ju. Et noh, SEO kohta räägitakse, et seda ei ole mõtet sellisel kujul teha, see kõik asi muutub. See on üks asi, mis on löögi all, aga ma just mõtlengi seda, et vaata, et kui mina enam indiviidina ei ole seal selle emaili taga, eks ole, et mul on huvi ja ma olen lihtsalt sellega programmeerinud endale see roboti, mine võtta, eks ole, minu eest see informatsioon, on ju. Siis kõik see, mida me täna oleme üles ehitanud, et noh, et siuke pilt, siuke emotsioon ja pöördub, et see on kõik ju ei ole relevantne selles mõttes, et see räägitakse natuke sellist API turundusest, on ju, et mingi infoväli on seal olemas, sa peaks pigem suutma ära kirjeldada selle infovälja, mille peale ma roboti panen, on ju. Ja ma mõtlen seda, et mina siiralt usun, et see ei ole esiteks mingisugune ulme ja see ei ole ka mitte lähima 10 või 20 aasta, vaid see on oluliselt kiiremini tulev aspekt, on ju. Ja kui meie omavahel siin arutame, et noh, 20 aastat ei ole suudetud turunduse automatiseerimist võtta, et siis, et kuidas siis sinna me jõuame? Ma ei tea, Jüri. No, et siin on küsimus, et kuidas nagu siis, et kui tänapäeval on nagu emotsioonid mängus on ja selle peale midagi ehitada, ega nagu inimene jääb inimeseks nagu nii, eks ole, et siis on olemas lihtsalt noh, kas või ka võib-olla nagu teiste instrumentide kaudu, eks on olemas kas see samune nagu hääle tuvastamine, mis on nagu voice recognition ja siis nagu see emotional recognition ja nii edasi, on see nagu siis nagu nägu või hääl ja nii edasi, et ka iseenesest ka seda nagu datakomplekti nagu kasutama hakata, eks ole, ja nagu tänu sellele, et milline sa nagu praegu oled, et sulle tehakse siis nagu need personaalsed pakkumisi või nagu pakutakse need pakkumisi. See küll kipub sinna natukene Minority Reporti on ja kus nagu igal pool on siis nagu kaamerad on ja meid nagu vahitakse või ähitakse. Et ma ei tea, kas me nagu sinna päris jõuame, võib-olla jõuame küll on ju, et nagu kuskil, mis seriaalis see oli, see nagu Black Mirror oli täiesti nagu tume või see pime pilt nagu sellest nagu ette joonistatud on ja kus nagu igaüks nagu filmib lausa nagu asja.
aga et andmed on andmed jah, et nagu, et on need andmed siis nagu bitide ja baitide kujul või siis nagu need nagu emotsioonidest tehakse need nagu. Ja, aga ma mõtlen lihtsalt seda, et seda on öeldud, et tehisintellekt muudab väga palju, mitte ainult igal pool turunduses kaasa arvatud, aga ma mõtlen, et see lähenemine, et mul võib olla ostjarobot, tehnoloogiliselt on see juba ju sneakerite puhul ammu olemas, eks ole, lihtsalt nüüd ta läheb palju nagu lihtsamaks, seal olid siuksed greierid, ja me ei ole täna üldse valmis sellele vastama. Et see on see küsimus. Ja mis on see, et ma arvan, et see tuleb kiiremini, see tuleb siukse võib-olla 3-5 aasta nagu sees, on ju. Et me peame oluliselt teistmoodi mõtlema turundusest, et kuidas me seda teeme, mis informatsiooni me nagu tagasi anname, mida me üldse sisse ehitame, eks ole, on ju. No kas või koguni kas see, et kuidas me ikkagi oma seda requesti formuleerime, eks ole. Et ega nagu selles mõttes, et veel et me saaks nagu seda relevantset tulemust on ju, siis nagu me peame nagu oskama, me peame teadma, mida me küsime. Et siin on, ma arvan, nagu samamoodi. Aga ma mõtlen, et vaata, Gartner on toonud selle hea näite ka, et mitte, et see nüüd nagu toimub üle öö, aga et kui sul auto on, eks ole, ja autol on vaja õlivahetust. Tegelikult sul ei ole seda õlivahetust vaja. Autol on vaja, eks ole. Et tegelikult, kes on klient, on auto, on ju. Ja kui need asjad, praegu see vana autol veel ei ole, aga need uued on ju tegelikult kõik sellised kompuutrid, on ju. Et ta ise nagu vaatab ära, kus ta selle saab ja see hoolitsetakse ära, on ju. Ja mulle, miks mulle meeldib see nagu lähenemine on see, et kui meil muidu on kuskil 8 miljardit elanikku, eks ole, maailma planeedil, on ju. Et turundus on mõtelnud välja uue viisi, kuidas saada klienti juurde. Et masinaid võib tekkida nagu kordades rohkem, kui meil on inimesi, on ju, klientidena. Ja minust geniaalne ju lüke, eks ole. No on ju, kui sa nii mõtled, on ju. Tundub liiga kaugel või? Ei tundu. Aga ma soovitan, miks ma seda räägin, et Gartneri on tulnud välja, et seal on ka need researcherid, eks ole, on machine customers ja nad prognoosivad seda palju kiiremini, väga suurtes mahtudes on ju. Ja üldiselt nad on ju, miks nad on olnud õiged? Sellepärast Gartner töötab suurettevõtetega maailmas, kus on ressursid ja tehakse asju. Nad näevad midagi, mis toimub, nii et nagu sellepärast võiks öelda isegi, et päris usutav informatsioon. Ma olen suga tegelikult päris nõus, sest see nii-öelda tehisintellekti pool, selle areng on tegelikkuses märgatavalt kiirem, kui me arvame. Kui eelmine aasta arvati, et andmemahud on praegusel hetkel tehisintellekti jaoks nagu natukene liiga suured, et teha seda suurt hüpet, eks ole. Siis kvantarvutid on nagu ka meil nüüd ukse juures. Ja sealt edasi nagu mis võimalused või mis stsenaariumid sealt nagu lähevad lahti. Kui ma eelmine aasta olin Leedus konverentsil, siis seal öeldi, et tehisintellekt, kui me räägime nagu tol ajal oli see nii, et tehisintellektil ei ole tundeid ja turunduses või ta ei saa loovat asja teha, sest ta ei oska emotsiooni panna. Ma läksin ChatGPT-sse, küsin, on sul tunded? Ta ütles, et ei, ma olen masin. Ma ütlesin, kuidas sa siis emotsionaalset luulet oskad luua? Ja siis ta ütles, ma ei soovi enam edasi rääkida. See oli tol hetkel. Täna ma pole seda enam proovinud, eks ole. Aga ma arvan, et see kogu aeg, see muutub kiiremini, kui me arvame. Ja praegu ka juba, ütleme, et turundaja profiil, selle ootused, mida see turundaja peaks tegema, mis skillid tal olemas on. Need on andmed, need on tehisintellekti kasutusoskus, chatboti kasutusoskus. Need on hoopis teistsugused kui projekti juhtimine. Et see on nagu, ma arvan, et see muutus on väga suur ja see turundajate poole pealt ka see enda skillide või oskuste ja profiili sellesse tasub nagu väga sügavalt sisse. Ja ma ka ei jaga seda mõtet, et seda loovust ei ole võimalik tehisintellektiga tulevikus teha, sest vaata juba praegu on lihtsad programmid, mis, kui sa paned video sisse inimesel, on ju, mida ta on näinud, on ju, ühelt poolt on see feed olemas, on ju, kui sa näitad talle midagi, on mingi tekst, on ju, ta emotsioonid muutuvad, see oskab tõlgendada, kas see oli nagu naljakas, oli kurb, eks ole, vihastast ja nii edasi, on ju. No need asju kokku viia on väga lihtne, et süsteemid õpivad ära, eks ole, et kuidas midagi teha, mis tekitab mingi emotsiooni, nii et see on kindlasti kõik nagu tehtab, nii et mina ütleks, et see on kõik sekundaarne, et nad täna räägivad, et loovust ei ole võimalik selle asemel, on küll võimalik teha, et kindlasti, pigem on see jälle selline nagu alalhoidev efekt, mida kuna ei teata,
mis saab minu tööst, siis proovitakse seda nagu alavääristada, et see ei ole üldse sellise tasemega. Õigustada selle mitte rakendamist, jah. Aga ma arvan, et ikkagi see jalajälg on palju tugevam. No võimalik jah, et nagu see, et vaata, kuna sama pilvekartus, eks ole, ja nagu läks aega ja see läks üle. Ja see on tõsi, see on hea näide sellele. No Jüri, Taavi, aitäh, et tulite rääkima, et teema on nagu nii suur, et ega sellest ei saagi ühe korraga võib-olla kõike kätte, aga et loodetavasti andsime mingit mõtteainet kuulajatele, vaatajatele sel teemal ja kellel on täpsemalt või tahavad rohkem huvi, siis võite ju alati teie poole pöörduda, jah? Absoluutselt. Võtke ühendust ja räägite üle ja saate abiga. Tänan tulemast ja tänan teisi kuulamast ka. Aitäh! Tänud kutsumast, oli väga huvitav.